Vabariigi valitsus kiitis eile heaks korraldusega, millega anti volitused mittetulundusühingu Pärnumaa ühistranspordikeskus loomiseks. Riigi liikmesõigusi teostab ühistranspordikeskuses Pärnu maavalitsus. Keskus hakkab tuleva aasta algusest korraldama nii Pärnu linna kui maa bussiliine, samuti laeva- ja lennutransporti ehk ühendust saartega. Keskus asutavad kuu lõpus Pärnumaa omavalitsused. Mõnedel omavalitsustel, näiteks Vändra, Alevil ja Vallal, samuti Tootsil ja Halingal on aga ühistranspordikeskuse asutamisega tekkinud mitmeid küsimusi. Meie häda tegelikult Pärnumaal täna ongi selles, et meil on need piirid nii kangelt ees, et seesama linna ja maakonna ühistranspordi kokkuviimine, ühtse piletisüsteemi loomine, see on tugevalt takerdunud, kui meil ei ole sellist ühist vormi ja kohta, kus seda teha. Kogu piletisüsteem ja ühistranspordi arendus peaks olema siis ühistranspordikeskuse käes, et me ei saa seda kuidagi panna kohustuseks vedajale. Esimene asi, mis just kaugema kandi omavalitsustele silme jäi, oli see, et põhilised konkreetsed tegevused, mis ühistranspordikeskuse tööülesannetes kirjas olid ikkagi seotud Pärnu linna ja linna lähikonna omavalitsuste ühistranspordi ümberkorraldamisega või paremaks tegemisega. Eelkõige oli juttu siis Pärnu linnatranspordi ja maa piletisüsteemide ühtlustamisest, aga meie poolt vaadates on see eelkõige ju tähtis Pärnu linna ja linna lähikonna reisijatele, kes igapäevaselt ühistranspordi kasutavad. Kaugema kandi reisijatele küsimus, kas me reisime kord kuus Pärnusse ja Pärnu linnas edasi ühe piletiga või kahe piletiga, ei tundu kõige tähtsam. Täna avatud Pärnumaa ühistranspordikeskus hakkab lisaks bussitranspordiga tegelema ka mandri ja saarte vahelise ühenduse ehk laeva- ja lennutranspordiga. Keskus hakkab manageerima ka taksondust. Ametlikult möödunud aastal asutatud ühistranspordikeskus on üht-teist juba tehagi jõudnud. Näiteks pole Pärnu linnal enam asja linnaliini bussidega. Kõik sellega seonduv, hanked sealhulgas, on ühistranspordikeskuse korraldada. Keskuse suurimaks väärtuseks ongi see, et ühistranspordi korraldamisel on kadunud piir linna ja maakonna vahel. Kõige suuremad ja vajalikumad asjad on efektiivselt kasutada seda raha, mida Euroopa Liit on sellel perioodil meile eraldanud. Ja esimene asi, mida me tahaksime siiski teha, on ühtne piletisüsteem, mis võimaldaks maainimestel linnas sõita sama bussipiletiga. Ja sealt edasi juba siis ka vastavalt peatustes olevad tablood ja mida me väga tahaksime on ikkagi bussipeatuste võrgustikku uuendada niimoodi, et see vastaks tänapäeva vajadustele. Peatselt võetakse Pärnu linnalt üle ka taksolubade väljaandmine ja kaugem plaan on rajada Pärnusse uus bussijaam. Pärnu maakond on siis täna juba toimiva 3 ühistranspordikeskuse kõrval esimene ühistranspordikeskus, kus on kehtiv ja siduv kokkulepe, mille alusel ühistranspordikeskus hakkab korraldama nii maakonnaliine kui ka linnaliine. Ja sellest kokkuleppest tulenevalt on siis palju lihtsamini kindlasti tulemas need kokkulepped, et ei Pärnu linnaelanik ega Pärnu lähiümbruse elanik ei pea enam nagu tundma, millise omavalitsuse elanik ta ühistransporditeenuse kontekstis on. Roos ütles, et ühtset mudelit, mida kõikidele maakondadele soovitada, siiski pole. Omavalitsused igas maakonnas peavad ise otsustama ja arvestama sellega, et parem teenus tähendab üldjuhul suuremaid kulusid, aga ka raha efektiivsemat kasutamist. Pärnumaa ühistranspordikeskus otsib riigihankega vedajat Pärnu linnaliinidele. 28 bussist 10 saab sõiduki kütuse üle otsustada vedaja, ülejäänud peavad kasutama maagaasi või biometaani, mida Pärnus tootma hakatakse. Aga nagu tihtipeale juhtub, on seegi hange kohtus vaidlustatud ja hanketähtaega tuli kuu võrra pikendada. Vedajat linnaliinidele otsitakse 9,5 aastaks. 2017. aasta algusest peab tegutsema juba uus firma uute bussidega, millest 5 Maanteeameti varem soetatud gaasibussi antakse samuti uuele firmale üle. Pärnus peetakse oluliseks, et gaasibusside osakaal suureneb ja biometaani hakatakse tootma siinsamas. Hangitakse siis 13 gaasibussi ja 10 pikkabussi, mille puhul siis kütusevalik on pakkuja teha. Et gaasibusside valik on oluliselt tingitud ka sellest, et Pärnu linnal on koos oma ettevõttega plaanis alustada biometaani tootmisega, mis siis tähendaks seda, et meie bussid saaksid sõita meie oma
nii-öelda oma gaasiga. Keskkonnasäästlikkus on mõistagi oluline, aga biometaan tuleb maagaasist palju kallim. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on vastav eelnõu ette valmistatud ja hinnavahe, mis jääb siis tavapärase gaasi ja kohapeal toodetud gaasi vahele, kompenseeritakse riigi poolt. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk on hankest rääkides murelik, sest Tallinna halduskohus on selle peatanud ja ühistranspordikeskus hanke tähtaja kuu võrra edasi lükanud. Tegu on mõnes mõttes pretsedenditu looga, sest vaidlus käib esialgu selle üle, kas kõnealusel firmal on õigus hanke tingimusi vaidlustada. Esialgu küll riigihangete vaidlustuskomisjon ei võtnud vastu seda vaidlustust, sest vaidlustajal ei ole liiniveo kogemust ja ta ei kvalifitseeruks sellesse hankesse, kuid ühispakkujana ta kvalifitseeruks, mistõttu Tallinna halduskohus siiski otsustas võtta selle kaebuse menetlusse ja peatas meie hanke. Kohtus on vaidlus kirjalikus menetluses ja loodetavasti saab see varsti ühele poole, ütleb Kärpuk. Hanke võitja tuleb ju kiiresti välja selgitada, et jõuaks bussid tehasest ära tellida ja muud vajalikud lepingud sõlmida. Riigi kavade kohaselt peaks aastaks 2020 sõitma Eestis biometaaniga kuni 250 bussi ehk umbes kolmandik kogu bussipargist. Lisaks Pärnule peaks need bussid kasutusele võetama teisteski suuremates linnades. Tartu linnavalitsus suhtus aga möödunud aasta lõpus plaani kahtlevalt, sest biometaan on tavalisest metaanist kallim. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ando Leppimanni sõnul peaks lähipäevil avanema toetusmeede, millega soositakse gaasitanklate rajamist ja biometaani kasutamist ühistranspordis. Antakse siis vahendeid selleks, et rajada maagaasitankleid koos kohustusega, et seal peab olema võimalus ka tankida biometaani. Ja samuti antakse siis vahendeid selleks, et tõepoolest hankida liinikilomeetreid või siis busse, mis kasutaksid maagaasi ja kuna maagaas ja biometaan on oma olemuselt täpselt samad kütused, et siis tegelikult on võimalik nendes transpordivahendites ka biometaani kasutada. Pärnu linnaliini busside väliskujunduse idee konkursi võidutöö kujutab Pärna õisi. Pärnakaid rõõmustab, et konkursi töid tuli kodulinna kõrval näiteks ka Tartust ja Elvast, naaber omavalitsustest rääkimata. Seni ei ole Pärnu linnaliine teenindavaid busse kuidagi eriliselt kujundatud. Järgmise aasta keskpaigast tulevad aga uued bussid ja neid hakkab kaunistama Pärna õie muster, mille autorid on Karmen Landsberg ja Fred Kotkas. Kokku osales konkursil 12 tööd. Pärna õis on Pärnule oluline sümbol. Pean ütlema, et kõigis töödes oli sellised ideid, mida teistel ei olnud ja kõik olid oma vaatenurgast ja omamoodi nagu toredad, aga Pärna õis sümbolina võtab kõik need tööd kokku. Et me teame, et Pärna õis on suvesümbol, ta on parkide sümbol, ta on ka rohelise mõtteviisi ja võib-olla ka tervise edendamise sümbol. Me andsime välja 3 preemiat, kes on siis vastavalt 500, 300 ja 200 eurot ja 3 ergutuspreemiat, mida me järjekorda ei pannud, kuid ma kinnitan, et kõik konkursil osalejad saavad meeles peetud. Pärnu linna ja maakonna bussiliinid saavad ühtse pileti ja infosüsteemi, mis on Eestis esimene omataoline. Pärnumaa ühistranspordikeskuses avati riigihankele laekunud pakkumised eile. Nõuetekohase pakkumise tegi aktsiaselts Ridango. EAS-i Pärnumaa omavalitsuste ja riigi rahaga luuakse nii linna kui ka maakonna bussidesse ühtne pileti ja infosüsteem. Peale selle tuleb mobiiliäpp, kus saab busside liikumise kohta reaalajas infot. Samuti saavad suuremad bussipeatused tabloo, kus on samuti reaalajas info busside saabumise kohta. Süsteem hõlmab kõiki avalikke bussiliine. Me oleme Eestis võib-olla siis teerajaja, kus nüüd Pärnu linna poolt tellitavad bussiliinid ja Pärnu maakonnas tegutsevad riigi poolt tellitavad bussiliinid saavad ühtse piletisüsteemi ja pilet saab olema ühtne. Seda juba ostetud piletit saab kasutada siis ümberistumisteks ja juba elektrooniline süsteem ise siis teeb vajalikud arvestused, kes kui palju raha saab. Pärnus kuulutati välja ka Pärnu bussijaama ehk ühistranspordi keskterminali ehituse riigihange. Uus bussijaam peab valmis saama enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Pärnule on südalinnas asuv bussijaam oluline ja seetõttu on ehituse valmimise tähtaeg järgmise aasta lõpp.
pidades silmas, et veebruaris 2018 tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Niisiis peavad pisut rohkem kui aastasesse perioodi ära mahtuma ka võimalikud kohtuvaidlused, sest tähtaega pole enam kuhugi nihutada. Bussijaama hoone täidab suures osas praeguse platsi, kus bussid ka liinile mineku eel pargivad. Tulevikus kaob ära siin platsi keskel olev busside parkla. Loodav bussijaama hoone nihkub natukene siia praeguse platsi peale, selleks, et oleksid avarad ootesaalid ja inimestel paremad võimalused bussi oodata. Esialgu on võimalik, et need bussid lihtsalt leiavad endale selle koha sõltuvalt sellest, kui palju nendel liinivaheaegadel aega, et kui kaugele nad sõita saavad. Kuid linnatranspordi arengukavas tulevikus on siiski planeeritud ka kesklinna lähedusse busside parkla, mille kohta täna veel ei oska täpsemalt rääkida. Bussijaama servas asuvad müügikioskid ja WC lammutatakse. Ärkiosk leiab koha pisut eemal. Ehitamise ajal hakkavad bussid reisijaid peale võtma Ringi ja Rüütli tänavalt. Me kaalusime koos linnavalitsuse teedespetsialistidega paremaid variante ja leidsime, et kõige mõistlikum on siiski see, kui bussid väljuvad siit olemasoleva vana bussijaama hoone eest ja siis ka sellel tänava osalt, mis läheb nüüd hotelli poole, Rüütli tänava osa ja väike autode parkimine siis läheks kuhugi mujale, nii et ikkagi inimesed oleksid kesklinnas ja autod oleksid siis kaugemal, mitte vastupidi. Pakkumised tuleb esitada 12. detsembriks. Kui praegu korraldavad maakondlikku ühistransporti maavalitsused, siis nende kadumise järel võtavad selle rolli ühistranspordikeskused. Praegu on Eestis vaid 4 sellist keskust. Harjumaal, Jõgevamaal, Järvamaal ja Pärnumaal. Täna Pärnu keskuse juhtidega kohtunud majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles Aktuaalsele kaamerale, et teistes maakondades tuleb keskused kiiresti luua. 2014. aastal loodud Pärnumaa ühistranspordikeskus on maavalitsuselt transpordikorralduse üle võtnud. Seega läheb siin ülesannete jagamine selle võrra lihtsamalt. Hetkeseisuga on valitsuse soov see, et igas omavalitsuses või igas maakonnas hakkab korraldama maakonnasisest ühistransporti kas siis ühistranspordikeskus või teatud juhtudel, kui meil on maakonnapõhised omavalitsused, näiteks nagu Saaremaa, siis kohalik omavalitsus. Keegi peab riiklikult poolelt järelevalvet tegema, kõige loogilisem on, et see on Maanteeamet. Pärnumaa ühistranspordikeskuse töö on hooga käima läinud, just sai läbi uue bussijaama ehituse riigihange ja ees seisab lepingu allkirjastamine ehitajaga. Viimasel ajal on mitmest maakonnast nõu küsitud, millest keskuse loomise soovi korral peale hakata. See on väga hea, et on selline värskelt tööle hakanud tegus ühistranspordikeskus, kes saab nõu anda neile, kes alles plaani peavad. Sest et poole aastaga ma usun, et tuleb päris mitmes maakonnas ühistranspordikeskus juurde ja samas me ei ole kinni pannud ka võimalust, et mõni maakond, kes iseseisvalt ühistranspordikeskust luua ei soovi, liituks olemasolevatega. Maanteeametile võib siin peale järelevalve jääda veel teinegi roll. Kui on Eestis selline maakond, kus vallad ja linnad omavahel koostööd teha ei taha ja selles koostöös ühistranspordikeskust luua ei soovi, et siis keegi ikkagi 1. jaanuarist need ülesanded üle peab võtma. Mis nüüd sellest tasuta ühistranspordist maakondlikust saaks? Meil on kokkulepe, et järgmise aasta eelarves on olemas raha, mis siis tuleb juurde senisele maakondade ühistranspordi dotatsioonile. Praegu käib veel arutelu, kuidas seda lisaraha kõige otstarbekam kasutada on. Küsimus on muidugi rahas, aga ma arvan, et veel rohkem on küsimus võrdsetes võimalustes. Eestis ei peaks olema ääremaid. Pärnus algab homsest bussiterminali ehitus, mis muudab kesklinna liikluskorraldust. Samuti kaovad sõiduautode parkimiskohad Ringi ja Rüütli tänaval. Bussijaam peab Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmis olema ja teatud ebamugavusi tuleb taluda ligi 10 kuud. Bussiterminal kerkib alale, kus siiani peatusid saabuvad bussid ja kust ka liinile väljuvad bussid oma sõitjaid peale võtsid. Seega pole bussidel sellel alal enam tükka kassia. Täna panid TREF2 töömehed paika viidad ja märgid muutunud liikluskorralduse kohta. Kaugi rahvusvaheliste liinide bussid väljuvad edaspidi Ringi, maaliini bussid Rüütli tänavast. Ja sõitjatelt nõuab tähelepanelikkust, et mitte valele bussile sattuda. Igal peatusel ei ole konkreetset numbrit, et meil on tähistatud alad. See tähendab, esimene on kohe saabuvate busside ala, kui nüüd Pika tänava poolt tulla. Ja siis järgneb siin samas Ringi tänaval kaugliinide ja rahvusvaheliste liinide ala.
ja bussid seisavad sellel alal selles järjekorras, nagu nad tulevad, sest siin ei ole nii palju ruumi, et 2 bussi vahele veel 3. manööverdada. Seesama kehtib maakonnasisestel liinidel, mis hakkavad väljuma Rüütli tänavast. Nii Ringi kui Rüütli tänavast kaovad sõiduautode parkimiskohad. Umbes 40 parkimiskohta jääb küll ära, aga ega selles suhtes häid valikuid ei ole, sellepärast et see on ainukene koht, kus inimesed saavad bussijaama hooneteenust kasutada, kust pääseb mõistliku jalakäigu maaga linnaliini bussipeatusesse. Bussiterminali ehitab Eston Ehitus. Kuna riigihanke võitnud Tartu firma Evico keeldus lepingu allkirjastamisest, läks päris mitu nädalat kallist tööaega kaotsi. Kärpuk aga tõdes, et Eston Ehitus on lubanud kaotatud aja tagasi teha. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks peab bussijaam valmis olema. Juuli algusest alustas Pärnu linnaliinide teenindamist bussifirma Sebe. Leping kehtib 9,5 aastat. Sebe hankis selleks 23 uut madalapõhjalist Mercedes-Benzi bussi, millest 10 on lõõtsbussid. Varem reisijaid teenindanud bussidest jääb sõitma 5 riigi soetatud gaasibussi. Täna linnarahvale korraldatud esitlusel ütles Sebe nõukogu esimees Hugo Osula üllatuslikult, et hankevõit on tegelikult suur mure, kuna konkurentsivõimelist palka on bussijuhtidele raske maksta. Me oleme teinud Pärnu linnale väga hea pakkumise, oleme ostnud uued bussid, koolitanud tublid bussijuhid, aga ütlen päris otse ja ausalt, me tahame meie bussijuhtidele oluliselt kõrgemat palka maksta, kui me saame täna pakkumise järgi maksta. Bussijuht on kõige defitsiitsem elukutse Soomes, Rootsis, Norras. Meie bussijuhid on väga oodatud seal tööle. Eks see käib väga paljude teiste ametite kohta samamoodi, et meie kõrval asuvad maailma ühed kõige edukamad riigid ja paraku oleme nendega kogu aeg konkurentsis. Et eks nad on pidanud oma pakkumises arvestama tegelikult sellega, et elukallidus ja palgad ju ajas kasvavad. Õnneks on olemas meil ikkagi teatud nagu leevendavad meetmed, mis on täiesti ette nähtud meie vahelise lepinguga. See tähendab, et iga-aastaselt hind, mida me kilomeetri eest maksame, indekseeritakse vastavalt siis keskmise palga muutumisele, samuti ka kütusehinna muutumisele ja elukalliduse muutumisele. Täna pandi Pärnus nurgakivi ühistranspordi keskterminalile. Senisele busside väljumise platsile kerkiv ehitis valmib järgmise aasta alguses. Bussijaam läheb maksma 2,2 miljonit eurot ning selle ehitamist toetab Euroopa Liidu regionaalarengu fond 800 000 euroga. Ühistranspordi keskterminali tellija ja edasine operaator on Pärnumaa ühistranspordikeskus, mis on Pärnumaa omavalitsuste ja riigi asutatud ettevõte. Bussijaama projekteeris arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal, ehitab Eston Ehitus. Nurgakivi paneku ajaks olid hoone seinad juba püsti. Päris püsti veel hoone ei ole, sest see osa hoonest, kuhu me nurgakivi panime, on ka hoonega seotud jalgratta hotelli kompleks, mis on ka väga suure tähtsusega. Vabariigi aastapäevaks on valmis? Jah, meie koos ehitajaga väga loodame, et see niimoodi on, et kasutusluba peaks olema juba 10. jaanuaril välja antud ja vaegtööd siis 10. veebruariks kõrvaldatud, aga ehitaja on hästi tubli, nii et loodame, et püsime graafikus. Pärnu linnaliini bussid lähevad järgmisel aastal üle biometaanile ehk rohegaasile. Praegu kasutavad bussid maagaasi, aga kuna 2020. aastaks peavad taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus moodustama 10% transpordikütuse tarbimisest, on üleminek vajalik. Pärnu bussiliikluses võetakse esimesena Eestis mootorikütusena kasutusele kohalik taastuvenergia, rohegaas. Juba avaliku liiniveo hankes oli nõue, et vedaja peab hakkama busse biometaaniga tankima. Eesmärgiks on aastaks 2020 transpordisektoris peab vähemalt 10% tarbitavast kütusest olema taastuvenergia. Ja nüüd see rohegaas, mida Pärnu siis esimesena Eestis loodab kasutusele võtta, vastab siis täpselt sellele taastuvenergia põhimõttele.
Rohegaasile viiakse üle 18 bussi. Pärnumaa ühistranspordikeskus esitas eelmisel nädalal Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse projektile toetuse saamiseks. Biometaani kasutamisele üleminek toob endaga kaasa täiendavaid kulutusi ja just nimelt sellepärast esitasime me Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse toetuse saamiseks. On olemas vastav toetusmeede, kus siis need kulutused kaetakse, et me saaksime vähemalt järgmised 7 aastat kasutada oma bussides rohegaasi. Keskkonnainvesteeringute Keskus teeb otsuse ligi 674 000 euro suuruse toetuse kohta 35 päeva jooksul. Rohegaasibusside plaanitav aastane kilometraaž on 1,7 miljonit kilomeetrit. Projekt aitab aastas kokku hoida 9700 tonni fossiilset süsinikdioksiidi. Külastasime täna ka Pärnu uut bussijaama, mis alustab tööd homme hommikul. Ning seal on mõeldud ka sellele, et sularaha puudumine ei tooks kaasa suurt probleemi. Erinevalt Tallinnast saab seal bussijaamas WC-d külastada tasuta. Pärnu uus bussijaam asub platsil, kust bussid varemgi liinile sõitsid. Mingit hoonet siis platsil polnud ja oma bussi tuli oodata lageda taeva all. Vana bussijaam oma hooteruumiga asus pisut eemal. Nüüd on toimunud oluline muudatus. Bussijaam, kust väljub päevas ligi 200 bussi, on igati nüüdisaegne. Oma suurte tabloode ja nägusate istmetega jätab see lennujaama mulje. Jaama ehitust korraldas ja koordineeris Pärnumaa ühistranspordikeskus. Lisaks tavapärasele bussi ootamisele on siin ka 8 töökohta arvutiga töötamiseks, siis ka diivanid, tugitoolid lihtsalt aja veetmiseks. Pärnu raamatukoguga oleme kokku leppinud, et luuakse raamaturinglussüsteem siia. Kohvikud, kioskid on veel avamisel. Siin saab tutvuda Pärnu vaatamisväärsustega ja teepiletisüsteemist bussipilet osta. Jalgratastega liiklejad võivad rõõmustada, sest oma ratta saab siia jätta. On võimalus kummi pumbata, ratas pesta ja ka väikest remonti teha. On ka ettevõtete showroom, kus firmad oma toodangut saavad tutvustada. Bussijuhtidel seisab uue bussijaamaga tutvumine alles ees. Ma ei oska öelda, kuidas ta tundub, sest ma olen siin alles 5 minutit olnud. Aga ma loodan, et kõik uued asjad on ilusad, head ja paremad kui vanad. Bussijaama ligi aasta väldanud ehitusperiood oli pärnakatele kurnav, sest ka linnaliinibusside liiklus oli kohati ümber korraldatud. Nüüd läheb kõik taas rööbastesse. Projekt on Luuse ja Tuhalilt, ehitas Eston ehitus. Maksma läks see 2,2 miljonit eurot. Raha tuli EAS-ilt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ning Pärnumaa omavalitsustelt. Tundub kena ja ma arvan, et siis kui ta juba lahti tehakse, et siis on selge pilt, missugune ta on, aga vaja oli ammu ju seda bussijaama siia. Et see vana ei ole nagu ei kannata enam kriitikat nagu. WC-d on bussijaama mõlemal korrusel ja mis kõige olulisem, tasuta. Enamik Pärnu linnaliini busse kasutab maikuu algusest kütusena biometaani ehk rohegaasi. Pärnu läks rohegaasile üle Eesti linnadest esimesena. Käiku jääb siiski 10 diislikütusel töötavat bussi, aga need vastavad kõige rangematele keskkonnanõuetele. Uued gaasibussid sõidavad Pärnus juba ligi aasta, aga siiani kasutasid need maagaasi. Nüüd, nagu võib busside mahutitelt lugeda, on tegemist rohegaasiga. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest toetati biometaani tarbimisele üleminekut 674 000 euroga. Pärnumaa ühistranspordikeskus pidas muutust oluliseks, et seda pisut tähistada. Eesti gaasitanklad on juba ligi 10 aastat valmis biometaani müüma, varem seda lihtsalt polnud. Rohegaas toodab gaasi, laseb selle gaasi võrku ja siis meie võtame selle võrgust ja müüme oma tanklatest. Et meie jaoks see tähendas tegelikult tanklatesse mõningasi seadistustöid. Kuigi biometaan on maagaasist pisut kallim, ei tooda see bussifirmale kahjumit. Vahe biometaani ja maagaasi vahel lihtsalt makstakse meile ühistranspordikeskuse poolt kinni. Meie eest on see nupuvajutus nii-öelda roheline olla ära tehtud. Te olete kõige keskkonnasõbralikuma ühistranspordiga linn Eestis. Astute teistel pikalt eest ära. Pärnusse jääb siiski 10 diislikütusega sõitvat bussi. Kui need bussid vastavad siis kõige rangematele keskkonnastandarditele ja see otsus on tehtud selleks, et oleks teenus osutamiskindel juhul, kui ühte liiki kütusega midagi juhtuma peaks, mida loodame, et ei juhtu. Et oleks võrdlus tänapäevaste ja palju vanemate busside vahel, oli kohal Pauluse korvpalliklubi fännibuss, 1990. aastal toodetud Ikarus. Selline toss oli tol ajal tavaline.
Raplamaa omavalitsuste liidul laiendatud juhatus otsustas eile, et ei toeta tasuta ühistransporti maakondlikel bussiliinidel. Samas soovivad omavalitsused laiendada ja tihendada ühistranspordi liinivõrku ning kehtestada busside ja rongide ühine piletisüsteem. Kolmapäeval ütles tasuta ühistranspordile ei Harjumaa omavalitsuste liidu juhatus. Pärnumaa ühistranspordikeskuse üldkoosolek samas küsimuses toimub 23. mail. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuki sõnul, aga sellisel alusel, et riiklikult toetatakse vaid täiesti tasuta maakondlikku ühistransporti, Pärnumaal ühtset piletisüsteemi kindlasti kehtestada ei saa. Juhul, kui maaliinid oleksid tasuta ja vabaneks kohalike omavalitsuste raha, sellisel juhul hakkaksid tasuta liinid vähendama linnaliinide piletitulusid, sest inimesed koliksid sinna üle, kus piletit ei ole. Ja selle katteks meil raha ei ole. Kui oleks maaliinid tasulised, siis jälle riik nõuab, et omavalitsused jätkaksid maaliinide toetamist endises mahus ja siis ei vabane jälle omavalitsuste raha linnaliinide soodustuste toetamiseks. Nii et nokk kinni saba lahti. Alates homsest saab 11 maakonnas hakata maakonnaliinidel sõitma tasuta bussiga. Tasuta sõit ei laiene 4 maakonda. Lääne-Virumaale, Harjumaale, Raplamaale ja Pärnumaale. Pärnu linnas ja maakonnas hakkab kehtima ühtne bussipiletisüsteem. Bussisõidu hind on edaspidi turistidele mitu korda kallim kui kohalikele elanikele. Pärnumaal on juba aastaid tööd tehtud selle nimel, et maakonna piires oleks võimalik erinevatel liinidel sõita ühtset piletisüsteemi kasutades. Pärnumaa bussitransport muutub seeläbi sujuvamaks ja paremaks. Saame me hakata 11 dubleerivaid liine nagu mõistlikult planeerima ja suunata seda bussiressurssi sinna, kuhu seda on nagu rohkem vaja. Nii et liine vähemaks ei jää kindlasti ja kuna ühtne piletisüsteem võimaldab ka kasutada ikkagi rohkem maaliine senisega võrreldes, siis kindlasti tiheasustusalal juba lähiajal me suurendame liiklussagedust. Nii Pärnu linna kui maakonnaliinidel saavad õpilased ja pensionärid sõita tasuta. Teistele maksab kõigil liinidel 30 päeva pilet 10 eurot ja 1 tunni pilet 1 euro. Nimetatud soodustused ja hinnad kehtivad vaid Pärnu või Pärnumaa elanikele. Kõik turistid peavad ostma kordades kallima pileti. Poliitikud on otsustanud niimoodi, et Pärnu külalistel on rakendatud oluliselt kõrgemaid hindu, kui seda on Pärnu maakonna elanikel, kuid see puudutab ainult linnaliine, see ei puuduta maakonnaliine. Kõrgemat piletihinda peavad hakkama maksma ka mujalt tulnud kooliõpilased ja pensionärid. Täna 1. juulil rakendub siis üle Eesti tasuta ühistransport maakonnaliinidel, välja arvatud siis mõnes maakonnas, nagu näiteks ka Pärnumaal. Kuidas inimene saab tasuta ühistranspordist osa võtta üldse, mis ta selleks tegema peab? Pärnu maakonnas ei pea mitte midagi muud tegema selleks, et tasuta sõita, kui olema alla 20 aasta vanune või siis alates 63 aastast. Nendel on Pärnu maakonnas tasuta sõita. Ülejäänud inimestel vanuses 20 kuni 62 aastat kehtib ühtne 10-eurone kuupilet ja kui ollakse Pärnu maakonna elanik, siis selle sama 10-eurose piletiga saab sõita ka Pärnu linnaliinidel. See tähendab kasutada kõiki busse. Jutt on nüüd 30 päeva piletist ja on siis ka 1 tunni pilet. See tähendab inimesed vanuses siis 20 kuni 62 eluaastat saavad kõigil maaliinidel kasutada 1 tunni piletit hinnaga 1 euro ja sõita siis või siseneda tunni aja jooksul ükskõik millisesse maakonnabussi. Kui ollakse Pärnu maakonna elanik, siis saab selle 1 eurose tunnipiletiga kasutada ka Pärnu linnaliinide busse. Sellepärast me nimetamegi seda nüüd ühtseks piletisüsteemiks, et meil on nii Pärnu linnaliinidel kui Pärnu maaliinidel ühesugused piletihinnad ja ühesugused soodustused. Kuid kuidas seda sõitu siis registreerida, kui saab tasuta alla 20 aasta ja üle 62? Et maakonnabussis siin on nüüd 2 võimalust. Kui sul on isikustatud bussikaart, siis süsteem automaatselt teab sinu vanust isikukoodi järgi riiklikust registrist. Aga kui ei ole isikustatud bussikaardi, saab bussijuhilt tasuta sõidu õiguse 0 pileti, esitades talle oma isikut tõendava dokumendi. Kui vanus on siis, nagu öeldud, alla 20 või üle 62, alates 63, siis saab ka bussijuhi käest loa tasuta sõita maakonnaliinis. Ja kas ka selle kaardisüsteem kehtib ka üle Eesti siis tänasest?
kaart kui inimest nii-öelda identifitseeriv vahend kehtib üle Eesti, et kõik Eesti ühiskaardid, on ta siis Tallinn, Tartu või mingid uued kaardid siin maakondades, on ristkasutusel Pärnus ja Pärnumaa kaardid on kasutusel siis ka kõigis muudes linnades ja maakondades. Pärnu ühistranspordikeskus pakub ratastooliga liikuvatele inimestele võimalust tellida 2-päevase etteteatamisega madala põhjaga bussi. Sellest hoolimata piirab rongiliiklusest loobumine ratastooli kasutajate liikumisvõimalusi paljudesse Eesti piirkondadesse. 9. detsembrist selle rongiga enam Pärnusse ei saa, sest siis lõpeb Lelle ja Pärnu vaheline rongiliiklus. Minu suurim mure on see, et ma iga suvi käin Pärnu haiglas taastusravil. Ja siis ma olen läbi aastate endale selle infrastruktuuri rajanud. Jüri Lehtmetsa infrastruktuuri oluline osa on rong. Sellega saab ta sõita mugavalt ja iseseisvalt, vajades abi vaid ukse nupule vajutamisel. Rongi asemel hakkavad nüüd sõitma bussid, kuhu 9 kuu jooksul ratastooli ega jalgrattaga ei pääse. Esialgu 9. detsembrist alates me ei suuda veel liinile panna madalapõhjalist bussi, sest meil on käimas alles hankeprotsess selleks, et tuua siis kõigile liinidele madala sisenemisega ja invarambiga bussid. Ja vast ongi kõige kurem see sõnum, et jälle saavad liikumispuudega inimesed sõnumi, et riiki ei saa usaldada ja riik ei arvesta sinuga piisavalt. Madalapõhjalisi busse sooviti liinile tuua juba jaanuarist, kuid hanget lükkasid edasi kohtuvaidlused. Lehtmets kirjutas Pärnu ühistranspordikeskusele, sealt soovitati tal pöörduda bussifirmasse. 9. detsembrist alates on võimalik ratastooliga sõita juhul, kui helistatakse 48 tundi ette Hansa bussiliinide Pärnu osakonna dispetseri telefoninumbrile. 2 päeva jooksul suudetakse leida vastav buss ja saata see siis just seda Pärnu-Rapla liini teenindama. Ratastooli tõttu ronge bussidele eelistav Lehtmets rääkis, et ta on varemgi asendusbusse kasutanud ning see on alati tähendanud pabistamist, kas talle suudetakse transport leida. Invataksoteenuse osutajat on tema sõnul keeruline leida, sest Pärnus on neid vähe. Ka Lihasehaigete seltsi üritustele tulid Pärnu liikmed varem kõik koos rongiga. Lehtmetsa sõnul oli rong ratastooli reisijaile ainus viis jõuda Pärnust Tallinna, et siis omakorda mujale edasi sõita. Pärnumaa ühistranspordikeskus allkirjastas lepingu 6 väikebussi soetamiseks, mida saavad endale tellida need puudega inimesed, kellele tervis ei võimalda ühistranspordiga liikumist. Projekt maksab 500 000 eurot ja seda toetab Euroopa Sotsiaalfond. Pärnus on erivajadustega inimestel linna ja linna lähisliinide bussidesse varasemast lihtsam pääseda. Suur osa bussidest on madala sisenemisega ja bussi pääseb ratastooligagi. Neil aga, kes ei saa kodustki välja, sest pole võimelised trepil liikuma, bussipeatuse minemisest rääkimata, avaneb juba kevadel võimalus tellida väikebuss, kus on kõik võimalikud abivahendid. Tegemist on pilootprojektiga, mille eesmärk on omavalitsuste sotsiaaltranspordi ühtne korraldamine ühistranspordikeskuse kaudu. Praegu korraldavad sotsiaaltransporti omavalitsused. Arutame siin seda, kuidas hakatakse realiseerima meie esimest lepingut, et osta Pärnu maakonda 6 spetsiaalset erivajadustega inimeste jaoks kohandatud sõidukid. Vallad otsustavad, kes on need inimesed, kellel on õigus seda teenust kasutada ja me loome keskse tellimussüsteemi ühistranspordikeskuse juurde, kus tõesti inimene saab helistada ja siis vastavalt oma õigusele saada meie poolt selle veo. Saadame välja juba auto, mis on varustatud siis kõige vajalike seadmetega ja siis ka IT-lahenduse ja makselahendusega. Uusi Mercedese väikebusse hakkab sotsiaaltranspordi vajadusteks kohandama Silvi autoehitus. Firmal on suur kogemus kiirabiautode ja reanimobiilide ehitamisel ja sisustamisel. Kõigepealt me paigaldame bussi tagaossa ratastoolitõstuki, et bussi saaks siseneda ka ratastooliga. Bussis on 2 ratastooli kohta ja lisaks on bussi paigaldatud ka trepironija. Tähendab, et saate inimese alla tuua või üles viia treppidest? Täpselt nii. Bussid jõuavad ühistranspordikeskusse kevadel.
Pärnumaal valmib selle aasta sügiseks 7 minibussijaama, kus on köetav ootesaal, mida kuuma ilmaga saab jahutada ja seal on ka jalgrattahoid. Seda minibussijaamade võrgustikku hakati planeerima juba 2016. aastal. 85% maksumusest tuleb Euroopa Arengufondist, ülejäänu maksavad kinni ühistranspordikeskuse omanikud ehk kohalikud omavalitsused. Ühe bussijaama maksumus on ligi 80 000 eurot. Bussijaamad on valmis või valmimas Toris, Audrus, Kilingi-Nõmmes, Tootsis, Koongas, Lihulas ja Aares. Ja eesmärk on siis pakkuda maakonna elanikele natuke uut taset ühistranspordiga liiklemisel, et oleks olemas suletud köetud ooteruum, paljudes kohtades ka tualetivõimalus, eelkõige invatualett. Kõikides nendes bussijaamades oleks võimalik siis ka jalgratast lukustada, et nii-öelda see viimase miili liikumine, et sõitjatel oleks võimalik kodust ja töökohalt tulla siis jalgrattaga ja jätta see lukustatuna bussijaama ja sealt bussi pealt tulles siis võtta ratas ja liikuda koju edasi. Selle nädala jooksul ehitaja Kahu ja Kahu ehitus lubas meile 5 objekti üle anda. Peale seda algavad siis kohalikus omavalitsuses kasutusloa taotlemise protseduurid ja nii kui kasutusload on olemas, avame siis uksed kõikidele sõitjatele. Pärnumaa ühistranspordikeskus õpetab koolilastele bussi kasutamise reegleid ja lapsed saavad selle kohta ka tunnistuse. Ja näiteks Audru kool tellis koolituse kõigile oma 300 õpilasele. Mõistagi toimub koolitus bussis ja juba bussi sisenemine on osa sellest. Kas see toimub trügides ja teisi kõrvale lükates või rahulikult. Ja rahulikult siseneja saab kingituse. Siis tehakse bussiga pooletunnine tiidra Audru alevikus ja selle aja jooksul räägivad ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ja bussijuht Ülle Miil, mida sõitjail tuleks silmas pidada. Et tasuta sõiduõigus tekib siis, kui kaart valideeritakse. Aga kui keegi just validaatori ette end seisma on ei saa seda teha. Torud bussilaes pole trikkideks, vaid neist tuleb sõidu ajal kinni hoida ja stopp-nupuga ei mängita. On veel palju asju, mida lastele meelde tuletati, enne kui nad tunnistuse said. Ja mitu last sai veel kingituse ka, sest numbertunnistusel oli ühtlasi loosinumber. Bussijuhtidel on aga lastele paljugi öelda. Meil on väga palju ikkagi silma hakanud, kuidas lapsed käituvad bussis ja tegelikult ka kuidas vanaemad ja vanaisad käituvad bussis. Ma loodan väga, et meie laste kaudu läheb see vanavanemateni ja nendene kõigini välja, kellele on vaja bussiga liikuda. Kõige hullem ongi see, kui nad lärmavad ja jooksevad edasi-tagasi ja kinni ei hoia. See on väga ohtlik. Alati võtan koti seljast ära, kui ma bussi lähen, kui on palju inimesi. Ja et vanematele inimestele oleks õige istet anda? Ja. Et bussi ei tohi tormata. Ja sa pead vanematele inimestele kohta pakkuma, kui nad seisavad püsti. Ja et võiks ikka telefon ära olla, et muidu sõidavad oma peatusest mööda. Kas sul on juhtunud seda? Ei ole ühtegi korda praegu juhtunud. Aga kas sellistest koolitustest on ikka kasu ka? Ma arvan, et on, aga ega me ei arva, et nüüd 2 koolitusega maailmas midagi nagu päris teistmoodi saab olema, aga kui asjadest rääkida, siis on sellest alati kasu. Kõige halvem on see, kui inimesed ei räägi. Tasuta ühistranspordi osakaal võib Eestis väheneda, sest Reformierakond soovib anda ühistranspordikeskustele rohkem vabadust. Reformierakonna ettepanekul võiksid keskused ise rohkem otsustada, kui palju on tasuta liine ja kui palju maksavad piletid. Reformierakonna ettepanekul on koalitsioonileppes punkt, mis peaks andma maakondlikele ühistranspordikeskustele rohkem vabadust liiniga kvaliteedi ja korralduse üle. Keskerakond on tasuta ühistranspordi suhtes ühel positsioonil ja Reformierakond ilmselt mitte sarnasel positsioonil, et ma arvan, see pole kellelegi üllatus. Ja kõneluste käigus me leppisime siis kokku niimoodi, et tegelikult sarnane olukord nagu praegugi, et ühistranspordikeskustel on õigus ise otsustada, kuidas nad ühistransporti korraldavad, kas nad teevad seda tasuta, kas nad teevad tasulist, nii et see on nende otsus. Seega tegelikult aasta sõnul ühistranspordi kord ei muutu ja tasuta sõit jätkub samas mahus. Riigikogu Reformierakonna liige Kristen Michal ütles aga, et ühistranspordikeskused saavad otsustusõigust juurde. Raha ühistranspordile jääb alles. Nemad kasutavad seda siis vastavalt sellele, kuidas nad ise õigemaks peavad, kas siis tellivad rohkem liine, mingisugust erinevat transporti kasutavad või siis hoiavad pileti hinda soodsamana. Kas see tähendab, et siis tasuta transpordi osakaal väheneb?
see võib seda tähendada, see ei pruugi seda tähendada, et enam ei ole sellist momenti, et valitsuse poolt öeldaks neile, et see sinine sildike, kas siis on kõige tähtsam. Võib-olla nagu see Keskerakonna poliitiline prioriteet oli, aga see ei tähenda seda, et paljudes kohtades see kaob, sest kindlasti mõned omavalitsused või ühistranspordikeskused otsustavad, et nad selle jätavad. Praegu saavad kõik reisijad 0-eurose bussipiletiga sõita 11 maakonna bussiliinides. Harjumaal, Raplamaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal saavad tasuta sõita vaid teatud vanusegrupid. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhi Andrus Kärpuki sõnul peakski riigi rolliks jääma üldine transpordikorraldus ja eelarvestamine. Ülejäänud oleks kohaliku tasandi otsustada. Ühistranspordikeskused peaksid tegelema siis kohalike liinivõrgu korraldamisega, liinide sidumisega sõltumata sellest, kellel need alluvad. Ka võib-olla otsustama, et kuhu kulutada piletitulud, mida kohapeal teenitakse. Ja ma ütlen ka veel seda, et siin ei saa olla nagu vastandamist riigi ja ühistranspordikeskuste vahel, kuna riik on kõigi ühistranspordikeskuste liige. Pärnu maakonna avaliku bussiliiniveo hanke võitnud Sebe on enamiku 1. aprillist liinile minevaid busse juba Pärnusse toonud. Terviseameti soovitus on hoida korraga 5 inimest bussis. Kõikides bussides on alkomeetrid ja buss ei käivitu enne, kui juht on oma kainust tõestanud. Bussid vastavad euro 6 heitkoguste piirväärtuse nõuetele, on mugava madala sisenemisega ja ka lapsevankri või ratastooliga ei teki raskusi. Aga koroona on ka uute busside kohale jõudmist takistanud. Kokku peab tulema 39 bussi, kuid praegu 18 bussi on veel mõnda aega Türgis lõksus, et nad ei saa siin üle piiride, aga otsitakse lahendust. Nii et esialgu siis läheb 21 bussi meil 1. aprillist uusi liinile. Keda te nendega siis vedama hakkate, kui koroona mellab? Ikka Eesti inimesi, et Eestis ei ole elu veel seisma jäänud. Tõesti, bussides on sõitjaid vähem kui enne oli, kuid ka see mõõdupuu on tegelikult ju muutunud, et täna me võime öelda, et kui bussis on 5 inimest, siis see vastabki Terviseameti soovitustele ja see on juba täisbuss. Et nad ninapidi koos ei oleks? Ja täpselt, et nad ise jääksid terveks ja et ka bussijuhid ei nakatuks. Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste ütles, et bussifirmal on Pärnus ja maakonnas väga palju tööd. Meie piirkond laieneb tõsiselt, et 39 tuleb nüüd siis Pärnu maakonna põhjasuunda busse ja hetkel linnaliini teenindame 28 bussiga, et kokku on päris suur hulk busse. Pärnus on mõni liin on küll käigust ära võetud, aga need on pigem seotud koolidega. See on väga väike maht, mis hetkel on nagu lihtsalt liine vähendatud. Sebe on spetsialiseerunud avalikule liiniveole ja töö saadakse läbi riigihangete. Kõik läbi riigihangete saadud tööd on nii-öelda dotatsiooni alusel liinikilomeetri teenindamine ja hetkel ühistranspordikeskused kõik jätkuvalt tellivad seda teenust, et Sebele nagu tegelikult mahulangust pole olnud. Pärnumaal hakkab juuni algusest ringi sõitma 6 Mercedese Inva bussi, mille tarvis vajaliku varustuse ostmist ja ümberehitamist toetas Euroopa Sotsiaalfond. Trepironija, ratastooli tõstuki ja kanderaami saab bussist välja tõsta ja siis sobib buss ka tavalisteks tellimusreisideks. Eestis pole puudega inimestel selliseid võimalusi varem olnud. Nii ei tea me, kui palju on selle kasutajaid. Kui suur on odava ja kättesaadava teenuse vajadus, selle väljaselgitamine ongi Euroopa Sotsiaalfondi projekti üks eesmärke. Pärnu kui Eesti suurim, valdavalt hajaasustusega maakond, vajab sellist teenust väga. Esmakordselt Eestis luuakse ülemaakondlik sotsiaaltranspordisüsteem, mis on tegelikult siis kõigi omavalitsuste poolt ühiselt korraldatud. Meil hakkab kogu maakonnas veoteenust osutama siis Lihula firma L ja L ja see hanke hind on selline ja ka Euroopa Sotsiaalfondi tugi on selline, et me saame tõepoolest välja selgitada tegeliku vajaduse, mitte sellise, mida võimaldakse meie kõhnuke rahakott. Veoteenuse osutajal on ka 11 Citroen Berlingot, sest mitte kõik kliendid ei vaja invabussi. Ja kuna nii Pärnus kui ka maakonnaliinidel sõidavad madala sisenemisega bussid, piisab, kui ratastoolis klient sõidutada bussipeatusse. Inimesi sotsiaaltransporditeenusele suunab omavalitsus, aga ühistranspordikeskuses hakkab tööle dispetšer, kes invatranspordi tellimusi vastu võtab. Teenuse kasutajal tuleb ka ise pisut maksta. Mercedese bussid ehitas invabussideks Sidvi autoehitus. See oli meie jaoks väga huvitav ja väljakutsuv projekt
kuna esmakordselt Eestis me tegime niisuguse multisüsteemse auto, millega saab siis vedada erineva raskusastme puudega inimesi. Hajaasustusega Lääneranna vald soovib uusi busse kasutada ka üksikute koolist kaugel elavate õpilaste veol, kuhu suurt bussi pole mõtet saata. Ehk et siis võimalusel rakendada ka neid sotsiaaltranspordi sõidukeid ka laste transpordiks. Kuna tunnid hakkavad enamasti siin 8 kella 9 olenevalt koolist, olekski hea, kui saaks seda kuidagi ühildada nii, et toob lapse ära ja siis saab see auto ju teha sotsiaaltranspordi teenuspäev läbi. Kui muidu peab Harju, Rapla ja Pärnumaa rahvas maakonnaliini bussiga sõites pileti eest maksma, siis eriolukorra ajal said ka nemad tasuta sõita. Eriolukorra lõppedes saab ka priisõit läbi ja edaspidi ilma piletita bussi ei lasta. 2 kuud on Harju ja Raplamaa inimesed saanud maakonnaliini bussidest tasuta sõita. Pühapäeval võetakse punased lindid maha ja alates esmaspäevast tuleb taas hakata sõidu eest maksma. Eestis on 3 maakonda, kus pole tasuta ühistransporti. Seni oma sõidu eest maksma pidanud Harju, Rapla ja Pärnu rahvas sai tänu koroonale aga 2 kuud tasuta sõita. Eelkõige oli see selleks, et tagada bussijuhtide ohutus, et bussijuhid ei puutuks võimalike sõitjatega kokku või puutuksid minimaalselt kokku, siis sõitjad ei saanud bussijuhile lähemale, kui tulid siis poole bussi pealt sisse ja samuti läksid välja. Bussijuhtide kaitseks oli salongi esiosa reisijatele suletud ning sõitjad esiuksest sisse ei lastud. Aga just seal asub validaator. Ka ei müünud juhid eriolukorra ajal pileteid. Me arutasime natuke seda ka, et kuidas täita seda 2+2, aga siis jõudsime, et siis on meil nii palju busse vaja ja siis me ükski hommiku ei tea, palju meil busse vaja on. Et sellest asjast ei tule välja midagi. Alates esmaspäevast tuleb taas bussi siseneda esiuksest ning tasuta enam sõita ei saa. Bussijuhi käest on võimalik ka soetada paberpiletit hädakorral ja meie enda siiras soovitus on lihtsalt käituda sõitjatel vastutustundlikult ja võimaluse korral ikkagi kasutada ühiskaarti ja kontaktivaba valideerimist. Pärnumaa ühistranspordikeskus on esitanud Maanteeametile taotluse hüvitada eriolukorra ajal tekkinud ligi 120 000 euro suurune lisakulu, nagu näiteks saamata jäänud piletitulu. Firmad pakuvad hinna, liinikilomeetri hinna ja olenemata sellest, mitu inimest bussis on, saavad nad selle raha kätte. Nii et kui ka buss on täitsa tühi ja sõidab marsruudi läbi nii nagu on, siis vedajad saavad selle riigihankes pakutud hinna kätte. Pealinn laseb mittetallinlastel tasuta sõita kuni maikuu lõpuni. Tasuta ühistranspordi korralduse kohta laekub jätkuvalt vastukäivat infot. Minister Kadri Simson saatis Maanteeametile kirja, milles ütleb, et amet võiks tulla vastu ühistranspordikeskustele ja võimaldada erandeid õpilastele ja pensionäridele. Kiri on aga vastuolus Simsoni enda määrusega, millega erandeid lubatud ei ole. Maanteeamet on saanud minister Kadri Simsonilt kirja, et kas on võimalik ühistranspordikeskustele vastu tulla, sest tänane kord ei võimalda eagruppidele soodushindasid kehtestada. Maanteeameti ühistranspordi juht Kirke Williamson ütles, et tõepoolest on ministriga ühistranspordi korraldust arutatud. Minister arutas meiega erinevaid võimalusi ja me andsime oma hinnangu, et selliselt eagruppide põhiselt pileti hinnasoodustusi riigiliinidel anda ei ole võimalik. See oli meie juristide seisukoht. Williamson saatis vastukirjast majandusministeeriumile ka omad ettepanekud. Minu ettepanek tegelikult lähtus sellest, et kas on võimalik kuidagi piletitüübiga antud lahenduseni jõuda, kuid kahjuks see ettepanek, see ei ole võimalik. Williamsoni sõnul kohtutakse ministriga regulaarselt ja seegi e-kiri on üks paljudest, kus ühistranspordi teemat arutatakse. Kuna eagruppide piletisoodustus eeldaks ministri määruse või siis Vabariigi Valitsuse korralduse muutmist, läheb ettepanek vastuolu Simsoni enda väljastatud määrusega. Kadri Simsoni puhkuse tõttu ei õnnestunud Aktuaalsel kaameral ministrit kommentaari saada, kuid võimalike muudatuste jutt on jõudnud juba ühistranspordikeskuste juhtideni.
Me oleme kuulnud, et ühistranspordikeskuse soovidega kavatsetakse siiski arvestada, sest tõepoolest erinevused eri piirkondade vahel on suured, probleemid on täiesti erinevad, sõltuvalt ka sellest, milline on asustus, milline on elanikkonna maksevõime. Tahame, et Pärnu linnaliinidel ja Pärnu maakonnaliinidel kehtiksid täpselt samasugused piletihinnad, samad soodustused. Ühistranspordikeskused peavad oma seisukohad tasuta bussiliikluse osas esitama Maanteeametile järgmisel nädalal. Juba on teada, et Põlva, Võru, Saare ja Läänemaa maakonnaliinid lähevad üle tasuta sõidule, kuid mitmetes ühistranspordikeskustes on veel vastav otsus tegemata. Pärnumaal kevadel käivitunud puuetega inimeste transport on suur kergendus liikumispuuetega inimestele ja nende hooldajatele. Väike buss või auto võtab sooveja peale kodust ja toimetab vajalikku paika, kas haiglasse, panka, uut pangakaarti taotlema või isegi kaubanduskeskusesse kinke ostma. Kui Kaire Parts oma tütre Kelliga haiglas asjad aetud on saanud, ootab väike buss haigla ees ja bussijuht Urmas Laast aitab igati, et käruautosse saaks. Bussis on selleks kõik võimalused ja selliseid bussi on Pärnumaa ühistranspordikeskusel 6. Seesama buss on nad 25 kilomeetri kauguselt Taali külast linna toonud. Kaire Parts ütleb, et sellest on väga suur abi. Auto tuleb mul koju ukse ette. Ma saan Kelli ilma tõstmiseta nii-öelda bussi. Siin täpselt samamoodi, et auto toob kohe haigla ukse ette ja ma saan siit ilusti minna ja näiteks kas või nagu täna, et tuleme ujumast, siis on see oht nagu tuult saada väga väike, kuna buss on siin samas ukse ees. Selle koha pealt on suur mugavus minu enda jaoks see, et isegi kui ma Tallinnas või Tartusse lähen, ma ei pea ise sõitma. Kaire Parts räägib, et tänu sellele on tal võimalik laps sülle võtta. Ise sõites tuleks ju tee ääres peatuda, kui lapsel on midagi vaja. Autojuht Urmas Laast tõdeb, et on selle tööga juba harjunud ja inimesed on üldiselt tänulikud. Ja sellised kliendid nagu see Kelly, meil on siin väga toredad. Nendega on hästi kena asja ajada. Loomulikult on ka pirtsakamaid, kes riidlevad ja kellele meeldib liiga suur buss on. Ka see on häda. Oskavad tänulikud inimesed ka olla? Ikka on. Rahvas ikka tänab, et see asi olemas on. Sest ennem ikka tihti peale, kelle endal autot ei olnud või tervis ei luba enam sõita, ei olegi millegi tulla. Ühistranspordikeskuses on Euroopa Liidu toetusega käivitatud projekti tarvis ametis 2 dispetšerit, kes tellimusi vastu võtavad. Tellimusi on palju, sest peale busside saab tellida ka autot. Neid on 11. Ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk ütleb, et tellimuste arv on kevadel prognoositu juba ammu ületanud ja see näitabki, et tegu on vajaliku teenusega. Pärnumaal mullu valminud 7 väikebussijaama erinevad varasematest ootekodadest nagu päev ööst. Tori bussijaam on oma fotonäitusega sedavõrd pilku püüdev, et näitusi hakatakse siin pidevalt korraldama. Veel mõne aasta eest poleks keegi osanud unistadagi, et maakohas võib bussi oodates istuda köetavas ruumis ja suvise palavusega toodab õhksoojuspump jahedat õhku. Sellised või enam-vähem sarnase väljanägemisega väikebussijaamad on veel Aurus, Kilingi-Nõmmes, Tootsis, Koongas, Lihulas ja Ares. Ootesaali seinale sobib väike kevadist meeleolu kujutab fotonäitus väga hästi. Praegusel töö ja näituste vaesel ajal pani kohalik fotograaf Ülo Soomets oma pildid üles suure rõõmuga. Talvel olid väljas tema talvepildid. See mõte tuli meil kultuurikorraldajalt Argo Juskelt, et võiks ju siin näidata pilte, mitte küll ainult fotosid, ka kõike muud. Aga kuna praegu on sellised rasked ajad, koolilapsed on koju pandud, siis nende planeeritud näitus jäi siin ära. Ja tuli mul teine näitus siia üles panna, et alustasime talvega, nüüd jätkame kevadega, ehk teeme suve, sügise ja ka 5. aasta ära. Soomets ütles, et kindlasti pole tegemist mingi tema eragaleriiga ja kui kellelgi on olemas häid pilte, võib sel teemal tema või kultuurikorraldajaga ühendust võtta. Aga Soometsale nagu suure tõenäosusega teistelegi Tori elanikele meeldib väga, et inimesed hoiavad kaunist bussijaama korras, et siin ei käida lõhkumas ega asju pihta panemas. Ööseks lähevad kõik väikebussijaamad automaatselt lukku ja avatakse hommikul enne esimese bussi saabumist.
Transpordiameti korraldusel tuleb järgmisel aastal kõikides maakondades vähendada bussiliinide kilomeetri mahtu 2% võrra. See võib tähendada alakasutatud maakondlike bussiliinide sulgemist. Transpordiametist tulnud korraldus vähendada maakondlikel bussiliinidel kilomeetri mahtu on pannud maakondlikud ühistranspordikeskused ehk ÜTK-d raskete valikute ette. Kui see asi nüüd nii kähku ei käi, et me tahame teha inimestele pühade üllatust, vaid hakkame hiljem vähendama liinide mahtu, siis tuleb ka vastavalt rohkem vähendada selleks, et aastaülesanne täita. Ja siis juba selgub, kas nagu piisab sellest, et me mõnda liini lühendame või tuleb mõni liin päris kinni panna. Praegu saavad kõik reisijad 0-eurose bussipiletiga sõita 11 maakonna bussiliinidel. Tasuta ühistranspordiga pole ühinenud Pärnumaa ja Põhja-Eesti ÜTK, kes teenindab reisijad Harjumaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal. Kuid see keskus teenindab ka Läänemaakonda, kus on tasuta ühistransport. Vähendamise nõue kehtib ühtmoodi nii tasuta kui ka tasulist sõitu võimaldavates maakondades. Nõue on üleüldine, kus me seda vähendame, mismoodi teeme, seda nii-öelda ette ei kirjutata. Võib-olla ongi natuke kurb, et meie toome täna sisse ka piletitulu. Meie piletitulu maht eelarvest on 16% ja võetakse seda nagu võrdselt kõigiga. Ma saan aru, miks seda tehakse, et nii on nagu kõige lihtsam on seda mahtu kokku saada, et muidu võib-olla tasuta maakondade see kokkuhoid peaks olema tunduvalt suurem, aga nii ta on, jah. Järgmise aasta riigieelarvest oli bussiliikluse dotatsiooniks ette nähtud sama palju vahendeid kui tänavu ehk 50 miljonit eurot. Et jätkata praeguses mahus teenindamist, pidanuks eelarve suurenema 5 miljoni euro võrra. Ja oleme koostöös Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga leidnud ühistranspordile järgmiseks aastaks veel täiendavad 2,5 miljonit eurot juurde. Küll aga hinnakasv on olnud kiirem ja see tähendab seda, et tõepoolest ka liinikilomeetrite mahtu on tarvis üle vaadata ja liinivõrku optimeerida. See siis tähendabki circa 1 miljoni euro mahus ehk siis circa 2% liinikilomeetritest. Eelkõige saavad tähelepanu all olema need liinid, kus on võitjate arv väiksem. See võib tähendada mõne liini puhul ka selle sulgemist või selle graafiku õrendamist. Valitsuse kärped lähevad Kärpuki sõnul vastuollu koostatava liikuvuse arengukavaga. Tuleb vältida majanduslikult rasketel aegadel ühistranspordi kulutuste vähendamist, sest see halvendab teenust ja kõiki neid eesmärke, mis ühistranspordiga on seotud. Ühistranspordikeskused pingutavad, et kärpida busside liinikilomeetreid, nagu nõuab Transpordiamet. Tegelikult pole Transpordiameti peadirektor sellist käskkirja veel allkirjastanud, aga kavatseb seda teha. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ütleb, et sellises mahus liinikilomeetrite vähendamist ei saa teha enne, kui Transpordiameti juhataja on käskkirja alla kirjutanud ja nad on sellega tutvunud. Kärpuki sõnul on liinide optimeerimine ehk mõne liini sulgemine või lühendamine ja teise avamine ühistranspordikeskuse igapäevatöö. Ja unustada ei tohi, et vedajatele peab lepingu muudatustest 3 kuud ette teatama. Pealegi leidis ministeerium hiljuti 2,5 miljonit eurot lisatoetust, mis võiks ju abiks olla. See on 5% tegelikult lisaks, siis Pärnul järgmiseks aastaks praeguste plaanide järgi on summa täpselt samasugune, kui ta oli eelmisel aastal. Me tahaksime ka teada, et kas ikka kõiki maakondasid koheldakse võrdselt, et kas sellest pisikesest kasust ka Pärnu oma osa saab ja kõige parem plaan sellises olukorras ongi jätkata oma igapäevast tööd, mis puudutab liinide optimeerimist, kuid see uute liinide avamine, see jääb küll mõneks ajaks seisma. Transpordiameti peadirektor Kaido Padar ütles, et käskkiri kindlasti tuleb. Lennu- ja parvlaevaühenduse kulusid me ei puutu, see maht jääb samaks nii väikesaarte kui suursaarte vahel. Üle on vaja vaadata ühistranspordikeskustel 2% kulusi kokku hoida. Ja see on tingitud väga selgest sellest, et sisendhinnad on sellel aastal suurenenud circa 9% ja kui number jääb samaks ehk 50 miljoni peale, siis see on selge, et kuskilt on vaja üle vaadata. Majandus-Kommunikatsiooniministeerium on leidnud 2,5 miljonit. Meie palve siis oli kõigile ühistranspordikeskustele leida see 4 miljonit kilomeetrit kokku 47 miljonist kilomeetrit, mida riik tellib. Padar ütles, et koosolekud käivad veel kuni jõuludeni. Minister Taavi Aasal on järgmisel nädalal samuti kavas ühistranspordikeskuste juhtidega kohtuda.
nii kütusehindade kui ka töötasude tõus on suurendanud linnade eelarves planeeritud kulutusi linnatranspordile. Kui Tallinn plaanib leida puudujääva raha lisaeelarvest, siis Tartu ja Pärnu kaaluvad ka piletihinna tõstmist. Me võime selle aasta prognoosi põhjal täna nii öelda, et kui eelmisel aastal meil oli ühistranspordi kulu aastas kokku ligi 8 miljonit eurot, et siis selleks aastaks me prognoosime seal circa 10 miljonit eurot ehk üsna arvestatav muutus. Nii on Raimond Tamme sõnul selge, et ühistranspordisektorisse on vaja lisaeelarvest täiendavat eraldist. Teadmata on veel see, kas kõik vajalikud lisakulutused transpordile on võimalik katta teiste kulude vähendamise arvelt. Me kindlasti kaalume tõsiselt täna ka seda, et ühistranspordi piletihinnad, mis meil tegelikult on olnud muutumatud praktiliselt 15 aastat, et osaliselt minna ka ühistranspordi tulusid selle võrra nagu suurendama, et piletihindu tõsta, aga mingeid otsuseid veel täna selles osas ei ole. Nii ei ole veel selge, kui suur piletihinna tõus võib tartlaseid ees oodata. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuki sõnul oleks aga Pärnu linna vajadus tõsta kuupileti hinda praeguselt 10 eurolt 15 euroni. Esialgu me räägime maagaasi hinnatõusust, mis mõjutab eelkõige linnaliinide eelarvet ja mõjutab seda väga-väga tuntavalt. Järgmisel aastal linnaliinide veomaksumus kasvab kuskil 700 000 euro võrra. Eelarves selliseid vahendeid Pärnu linnal ei ole võimalik leida ja paratamatult tõusetub küsimus piletihinna tõstmisest Pärnu linnaliinidel juba tõenäoliselt selle aasta 1. juulist. Vastasel korral läheb katmata kulude osa niivõrd suureks, et muud linnaelu valdkonnad kannatavad väga tugevalt. Tallinna linna kulutused transpordikütusele on eelarves üle 20 miljoni euro. Võrreldes eelmise aastaga on seda 60% ehk 8 miljoni võrra rohkem. Pileteid linn elanikele tagasi tuua ei plaani. Praegusel juhul me arvestame, et me leiame need vahendid linnaeelarvest. Meie eesmärk on antud juhul soodustada ühistranspordi kasutamist ning sellest poliitikast lähtuvalt peaks praegusel juhul säilitama hinna sellisel tasemel, nagu nad on. Mootorikütuse hinnatõusu tõttu läheb Pärnus bussisõit kallimaks. Vastav eelnõu jõuab linnavolikokku mais. Ka on Pärnus, kus tasuta ühistransporti pole, aprilli alguses tõhusam piletikontroll. Päris hinnatõusuks Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk seda nimetama ei nõustu, sest mõne aasta eest oli 30 päeva pileti hind pisut üle 14 euro, siis aga langetas volikogu hinna 10 eurole. Nüüd selle hinnaga enam välja ei tulda. Meil aastas busside kütuse kulu kuskil 1,2 miljoni euro võrra kallineb ja kogu seda koormust panna linna eelarve peale ei oleks nagu väga jätkusuutlik. Et ajaga tuleb ikkagi kaasas käia ja kunagi, kui see hind langes siin, ütleme linnas 14 euro pealt siin 10 euro peale, siis see oli ka selleks, et ellu viia linna ja maakonna ühtne piletisüsteem. Et nüüd, kus see süsteem on korralikult tööle hakanud, nüüd on aeg ka ikkagi kulude kasvuga kaasas käia. Seda otsustab küll volikogu, aga 30 päeva piletihind, mis võimaldab sõita nii linnaliinidel kui ka siis maaliinidel, on kavas tõsta 15 euro peale. Et ka maaliinide piletihinda tõsta peab ühistranspordikeskus saama loa Transpordiametist. Aga sõltumata sõidupileti hinnatõusu kavast tegi Pärnu linnavalitsus struktuuri muudatuse, mis võimaldab bussides sõidupileteid tõhusamalt kontrollida. Kontrollörid on muu hulgas abipolitseinikud. Meie eesmärk ei ole ju trahve teha. Meie eesmärk on tegelikult see, et meie bussides oleks kontrollörid ja inimesed näeksid, et me kontrollörid teevad tööd ja soetavad bussipileteid ja bussipileti tulu tõuseks. Talviste ütles, et kontrollöridest on tõesti kasu. Seda oli väga hästi märgata see hetk, kui meil struktuuri muudatus toimus, et meil ei olnud bussikontrollöre bussides ja neid ei käinud, siis see hetk, kui meil bussikontrolörid nüüd tagasi tulid alates aprillist, on meie käibed bussipiletite osas kohe tõusnud. Nii Talviste kui ka Kärpuk rõhutasid, et need, kel on tasuta sõitu võimaldav kaart, peavad kaardi alati valideerima. Alles siis tekib tasuta sõidu õigus. Pärnus sõidab enamik linnaliini busse gaasiga. Gaasi hind on aga lühikese ajaga juba 3-kordistunud ja näiteks Sebe on Pärnus gaasibusside töös hoidmisele peale maksnud juba 700 000 eurot. Bussiettevõtte hinnang olukorrale on, et kui linnalt ja riigilt lähiajal abi ei tule, ei saa gaasibussid Pärnus enam reisijaid teenindada. Fred Kotkase bussisõidu teemaline maal ühistranspordikeskuse seinal kujutab toredaid bussireisijaid
igaühel peas oma mõtted, rõõmud ja mured, aga siis tekitab üks erilane suure segaduse. Pärnu bussiliikluses on praegu raske aeg. 29 linnaliini bussist sõidab 19 gaasiga, linnalähisliinide 11 bussi kasutavad samuti üksnes gaasi. Need gaasihinnad, mis praegu kehtivad, nad on 3 korda kallimad kui need, mille alusel on arvestatud teenuse maksumus vedajale. See tähendab, et nii linnaliinide vedaja kui ka linnalähiliinide vedaja on pöördunud meie poole, et erakorraliselt hüvitada kütuse kallinemine, mis kokku sellel aastal on kuskil 1,2 miljonit. Meil ju ei ole mingit raha, meie vahendame seda raha, mis tuleb linna või riigi eelarvest, kuid kindlasti me juba järgmisel nädalal pöördume oma taotlustega ja arvutustega siis nii linnavalitsuse kui ka siis Transpordiameti poole. Lähikuudel ennustatakse gaasihinna järjekordset tõusu ja siis maksab liiter gaasi tanklates 4 eurot. Praegu on see 2,96. Seega muutub gaasibusside kasutamine küsitavaks, tõdeb Kärpuk. Kõige odavam on siiski leida lahendus koostöös vedajatega, kuidas kas või osaliseltki kompenseerida kütusehinna kallinemine, sest praegusel hetkel uute hangete tegemine pikemaks perioodiks, see oleks ikka endale päriselt jalga tulistamine. Pärnu linnaliinidel on vedaja Sebe, linna lähisliinidel Hatko bussiliinid. Sebe on eelmise aasta viimasest kvartalist alates Pärnu bussiliiklusele peale maksnud 700 000 eurot. Eelkõige lahenduse peaks välja pakkuma Pärnu linn, kuigi me oleme oma ettepanekud teinud, ettepanekud arutatakse, aga me väga tõsiselt kardame seda, et see ettepanekute arutelu võtab Pärnu linnas pikalt aega, et meie tasku on enne tühi, kui seal otsusele jõutakse. Osula ütleb, et kui midagi ei muutu, suudab Sebe Pärnus gaasibusse käigus hoida septembrini. Aga tegelikult pole see ju üksnes Pärnu probleem. Eesti riik on praeguseni ignoreerinud täielikult seda, et avaliku teenindamise lepinguga opereeritavas kohalikus bussiliikluses, mida enamus Eestis riik pakub tasuta, ei ole ettevõtetele siiamaani vääriliselt ja õiglaselt kompenseeritud seda raha, mida gaasi hinna kallinemine on endaga kaasa toonud. Pärnu linnas ja maakonnas on võrreldes eelmise aastaga bussireisijate arv kasvanud 4% võrra. Bussisõitjate arvu kasvu hakati Pärnumaa ühistranspordikeskuses märkama tänavu märtsist. Siis hakkasid saabuma esimesed sõjapõgenikud ja praegu moodustavad nemad 8% sõitjatest. Arvestatav osa busse isiklikule autole eelistavaid reisijaid on tõenäoliselt teinud valiku kõrge bensiinihinna tõttu. Ja kui me räägime, et on vaja minna üle autovabale ühiskonnale või autostumist vähendada, siis just praegune kriis on see, mis nagu aitaks meil tegelikult väga kiiresti selles suunas liikuda. Võrreldes eelmise aastaga on praegu sõitjate arvu kasv keskmiselt 25%. See kasv jätkub eriti nüüd talve tulles. Kui inimesed hakkavad autode asemel kasutama busse tööle sõiduks, siis on vaja ka neid busse panna käima nii, et nad jõuaksid hommikusse vahetusse, varakult Pärnusse ja jõuaksid ka pärast õhtuse vahetuse lõppu veel koju bussiga. Nii et me pigem isegi räägiksime bussiliikluse suurendamisest. Pärnu puhul tuleb rõhutada, et siin pole tasuta ühistransporti, aga on mõistliku hinnaga kuupilet. Kuupilet on praegu 15 eurot ja see võimaldab sõita nii linna kui ka maakonna bussides 30 päeva. Bussikasutajad on isegi märganud, et sõitjaid on üha rohkem. Ühistransport on minu iga praktiliselt üle päeva. Ja rahvast on palju, näen ise ka, et on väga palju juurde tulnud rahvast. Odavam tuleb, ühistransporti minu arust on natukene mugavam ka. Pole vaja karta, et keegi sul otsa sõidab kuskile või bussijuhid on üldiselt väga kompetentsed. Enamik noortest, kes bussiga linnas koolis käivad, peavad bussisõitu üldiselt meeldivaks. Kui tihti sina siis ühistranspordiga sõidad? Päris tihti, nädalas 3-4 korda. No kuidas on? Päris okei on. Ka paar korda nädalas. No meeldib sulle bussiga sõita? Mitte eriti. Kas muu võimalus oleks? Praegu ei ole. Kui tihti bussiga sõidad? Igapäevaselt. Sõidan koolist koju ja tagasi ja siis linnas käin trenni. Bussid on vajalikud, meeldib sõita, tore, saab piigelda igale poole.
Pärnumaa ühistranspordikeskuses edukalt toimivat sotsiaaltranspordisüsteemi saaks sama hästi kasutada ka nõudepõhiseks ühistranspordiks. Siis ei peaks üksikute reisijate pärast kaugematesse kohtadesse suure linnibussiga sõitma. Sotsiaaltransporti hakati Pärnumaa ühistranspordikeskuses osutama 2020. aastal. 2 aastal saadi selle käivitamiseks toetust Euroopa Sotsiaalfondist. Nüüd aga maksavad selle väga vajaliku ja paljude kasutajatega teenuse kinni kohalikud omavalitsused. Meie pilootprojekt, mida me 3 aastat tagasi alustasime, nägi ette seda, et me teenindame ainult erivajadustega inimesi, kes on suunatud sotsiaaltranspordi teenusele, kuid meie võimekus on teenindada ka teisi inimesi, kes ei ole suunatud teenusele, vaid kes vajaksid lihtsalt nõudepõhist ühistranspordi teenust. Nõudepõhist ühistransporti tuleks osutada kohtades, kuhu pole mõtet väheste sõitjate tõttu suurt bussiliinile panna. Ühistransport on regionaalpoliitika üks kõige olulisemaid asju ja riik peab seda teenust võimaldama ja meie näeme perspektiivina ikkagi nõudetranspordi ja sotsiaaltranspordi ühitamist. Praegu juba sõidame aastas 1 000 000 kilomeetrit 17 autoga ja teenindame 2500 klienti ja see läheb umbes Pärnumaa omavalitsustele maksma 1 miljon eurot aastas. Kuna riik veel nõudepõhist ühistransporti ei toeta, osutatakse Pärnumaal sotsiaaltransporti. Erivajadustega inimesed tuuakse kodust haiglasse või mujale ja kõik on väga tänulikud. Väga hästi ütlen ja et on selline võimalus meil siin. Muidu oleks väga raske sinna dialüüsi saada. Bussi pääseb ka ratastoolis patsient. 90-aastane Elgi võiks olla sotsiaaltranspordi kuldklient. Tema on seda teenust kasutanud 10 kordi, sest muud moodi lihtsalt ei saa hakkama. Väike omaosalus on ka. Pärnu piires on üks ots 3 eurot. Teenus on väga hea. Käib buss kodus ja toovad alla ja pärast viivad kodu ja teenus on väga korras, väga hea. Ja. Kui tihti teil seda vaja läheb? No praegu ma käin 5 päeva siin ravile kättele, saan seda parafiiniravi. Aga no suvel läheb iga nädal käin suvilas ja siis see tuleb iga nädal tellida. Bussijuht Argo on oma klientidega rahul ja need temaga samuti. Meiega on kõik rahul, ainult et millega rahul pole on elukallidus, rohud kallid. Tulevad kordavad teile? No ikka kordavad, kellega nad ikka räägivad, kui bussijuhiga. Koalitsiooni kõneluste ajal räägivad poliitikud aina enam ka tasuta ühistranspordi kaotamisest. Nii ametnike kui ka vedajate kinnitusel on piletitulu nii väike, et suurt kokkuhoidu see ei anna. Küll aitaks aga raha edasi ühistransporti töös hoida. Viimati tuli kõigis maakonnaliinides bussipilet osta 2017. aastal ja siis koguti piletiraha 11 miljonit. Riik pidi bussisõidule peale maksma 20 miljonit. Eelmisel aastal kasvas dotatsioon juba 63 miljonini ja tänavu nõuab tasuta bussisõit riigikaupast veelgi enam. Sellel aastal planeerime dotatsiooniks maakondlikus ühistranspordiks 75 miljonit, mis teeb riigieelarveliseks puudujäägiks meil 17 miljonit eurot. Raha maakondliku bussiliikluse jaoks juba praegu napib ja aina enam räägivad poliitikud tasuta ühistranspordi kaotamisest. 4 maakonnas on juba praegu priisõitvaid lastel ja eakatel ning kuigi nende maakondade seas on kõige suurema sõitjate arvuga Harjumaa, siis mullu oli piletitulu aastas vaid 3 miljonit. Nagu ennem tasuta ühistranspordi kehtestamist riik doteeris maakondlikku bussiliiklust, siis selle vajadus jääb jätkuvalt alles, sest et väga paljudes piirkondades lihtsalt turutõrge, et ei tulda seda ühistransporti pakkuma. Kui suur oleks dotatsiooni vajadus tasuta sõidu kaotamisel, on Rubase sõnul vara öelda. Kõubussijuhi Andrei Mändla sõnul õnnestuks kõigile reisijatele pileteid müües koguda 10 miljonit aastas, mitte rohkem. Autoettevõtete liit ja tema on teinud ettepaneku, et kui peaks kehtestama taas tasuline ühistransport, siis võiks olla näiteks mingi 10-eurone kuupilet ja siis bussist ostes ühiskaardiga odav pilet ja sularaha eest siis kallim pilet. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhi Andrus Kärpuki sõnul tuleks tasuta ühistranspordi asemel rääkida õiglasest pileti hinnast. Õiglane piletihind väljendubki selles, et inimesed, kellel on töökoht, ostavad pileti, kuid piletihind ei ole sõltuvuses sõidupikkusest. See tähendab, kaugemal elavad inimesed maksavad pileti eest sama palju kui siis linna lähedal elavad inimesed.
Kärpuki sõnul võib küll piletitest saadav turunäide väike, kuid näiteks Pärnumaa piletiturudest piisab, et tõsta bussijuhtide palk Eesti keskmisele tasemele. Kõik omavalitsused peaksid esitama küsimuse niimoodi, et kui me selle raha kogume ja selle arvelt teeme paremaks kohapealse ühistranspordi, kas siis see ei oleks mitte parem ja jätkusuutlikum idee kui lihtsalt tasuta sõidu pakkumine? Praegu saavad pileteid müüvad ühistranspordikeskused riigilt selle summa võrra vähem dotatsiooni. Suure tõenäosusega pikendatakse sügisest katseliselt Läti piiriäärseid maakondlikke bussiliine kuni lõunanaabrite lähimate tõmbekeskusteni. Eesti-Läti piiriülese koostöö Interreg programmist saadi selleks 300 000 eurot. Pärnumaa ühistranspordikeskus koos Kagu-Eesti, Valgamaa ja Viljandimaa ühistranspordikeskustega on juba ligi 3 aastat nuputanud, kuidas rahuldada piiriäärsete alade elanike sõiduvajadust, kelle lähim tõmbekeskus asub Lätis. Mõistagi arutati teemat Läti vastavate institutsioonidega ja ühiselt saigi saadetud rahastustaotlus. Interreg programmis saadud 300 000 eurole lisandub veel 75 000 eurone omaosalus. Selle projekti elluviimisel esimeseks sammuks on sellise piiriülese ühistranspordi korraldamise strateegia ja tegevuskava väljatöötamine koostöös siis Läti poolega. Seejärel avada katseliselt bussiliinid, et selgitada välja, milline on sõiduvajadus, milline on kasutatavus, millised sõiduplaanid, millised üldse asulad võiksid olla nagu hõlmatud siis selle bussiühendusega. Aktuaalne kaamera käis möödunud aasta veebruaris Lätis, et uurida, kuidas sealsed omavalitsused sellisesse plaani suhtuvad. Мы очень довольны, что к нам обратились эстонские коллеги, и по мнению руководства Limbašского самоуправления очень полезное, и мы, конечно, за то, что этот проект был реализован. Kärpuki sõnul pole tavapärane, et siseriiklike seaduste alusel tegutsevad ühistranspordikeskused hakkavad piiriüleseid bussiühendusi korraldama. Seetõttu on pöördutud Kliimaministeeriumi ja Regionaalministeeriumi poole, et saada volitused sellise ühistranspordi korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks. Ma väga kiidan selliseid ettevõtmisi, et kus on nõudlus, seal on hea, kui me suudame pakkumisega tekitada ja praegu piiriülene koostöö nii kohalikus vaates kui ka tegelikult riigi vaates on kindlasti oluline ja meie ministeeriumi poolt igal juhul on tugi olemas ja oleme sellel teemal ka juba suhelnud. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on käivitanud uuringu, et leida ühistranspordi korraldamisel alternatiivseid mudeleid. Regionaalministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas on varem meedias öelnud, et mure on väikeste ühistranspordikeskustega, aga uuringu üks põhiküsimusi on, missuguseks kujuneb uues organisatsioonis omavalitsuste roll. Samas ei tohi see roll kaduda, sest omavalitsused tajuvad paremini kohalikke olusid. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tellib analüüsi, milline oleks Eesti jaoks kõige jätkusuutlikum ühistranspordi korraldamise haldusmudel. Täna korraldab Eestis ühistransporti 9 ühistranspordikeskust ja lisaks Saaremaa ja Hiiumaa vallad. Samas on Eesti liiga väike selleks, et sellist killustatust endale lubada, kuid milline on see sobiv mudel, teenused ja milline peaks olema omavalitsuste roll, ongi selle uuringu sisu. Ruubas tõdes, et omavalitsus on siiski kõige õigem partner kohaliku ühistranspordi korraldamisel, sest just sinna lähevad inimesed oma muredega. Pärnumaa ühistranspordikeskus korraldab reisijate vedu Eesti suurimas maakonnas. Keskuse juht Andrus Kärpuk ütles, et ilma omavalitsusteta pole üldse võimalik ühistransporti korraldada. Ma arvan, et mitte. Eestis ei ole ühtegi inimest, kes elaks väljaspool omavalitsuste territooriumi ja omavalitsuse esindajad on tegelikult nende inimeste poolt ametisse määratud selleks, et nende elu korraldada. Pärnumaa ühistranspordis on just nimelt muudatused parema suunas, nii-öelda liikuvusreform alguse saanud sellega, kui loodi ühistranspordikeskus, mille liikmeteks on kõik omavalitsused ja Eesti Vabariik.
Kui keegi siiski otsustaks omavalitsused ühistranspordi korraldamisest kõrvale jätta, oleks see väga ebademokraatlik otsus, ütles Kärpuk. Näiteks 5 aastaga on Pärnumaa ühistranspordi kvaliteedi parandamisse investeeritud 6 miljonit eurot, millest 4,5 miljonit on eurotoetused ja ülejäänu omavalitsuste raha. Maakonnaliinide bussipilet muutub uuest aastast tasuliseks. Regionaalministri Madis Kallase sõnul võiks pilet maksta 1,5 kuni 2 eurot ning sellega võiks saada sõita ühest maakonna otsast teise. Tegelikkuses on aga Eestis piirkondi, kus pileti hind on ja jääb isegi poole kallimaks. Päevasel ajal Harjumaal Kose bussipeatuses viibides ei märka just üleliia palju neid inimesi, kes bussipileti eest peaksid maksma. Valdavalt ootavad bussi kooliõpilased ja pensioniealised. Kõigile teistele on ometigi bussisõit Harjumaal tasuline. Maakond on jagatud 4 tsooniks. Tallinna lähivallast saab kesklinna 1,5 euroga. Siit kaugemalt Koselt maksab pilet aga pea poole rohkem, 2 eurot ja 78 senti. Mõnda kohalikku ometigi see hind ei häiri. Morjendab pigem see, et buss kipub Tallinna sõitma ilmatu suure ringiga ja seega pikka aega. Ma ei ütle, et ta nagu väga õredalt praegu käib, ta käib küll, aga see aeg. Et nad tahavad teha, et hästi odav oleks kõik, aga see aeg ju maksab. Harjumaal ühistranspordi eest vastutav Andrus Nilisk ütles, et kui piletitsoonid Harjumaal kaotada ja sõit kaugelt tulijaile odavamaks teha, siis peaks kaugemal ka liinivõrku hõrendama. Või siis peaks pilet kallinema neil, kes bussiga sõidavad vaid lühikesi otsi. Kui see pileti hind läheb liiga kalliks, siis selles mõttes on see, et lühikeste otsade sõitmisega saab see inimesel olema nii-öelda siis valusam kui pikema otsa sõitmise jaoks. Ehk et kui ütleme nii, et me tõstame pileti hinna siin näiteks, teeme 1 tsooni, tõstame pileti hinna 3 euri peale, sõidan 2 peatust, maksan 3 euri, võib-olla ei ole nii huvitav siis, kui sõita pikka otsa. Ka Pärnumaal on ühistransport juba praegu tasuline. Seal on pileti hind aga kõigil sama, 1,5 eurot, olenemata sellest, kas sõita Pärnusse lähedalt Paikuselt või kaugelt Häädemeestest. Kaugemal elab niivõrd vähe inimesi ja nad nagunii maksavad oma kulutatud ajaga selle sõidu eest. Et leiame, et on õiglane ja ka regionaalpoliitiliselt õige, kui kõigil inimestel on ühistransporditeenuse kasutamine täpselt sama kallis ja samadel põhimõtetel. Regionaalminister Madis Kallas ütles, et tema eelistaks samuti, kui kogu maakonnas kehtiks üks piletihind. Harjumaa tsoone ega piletihindu tema vähemalt praegu aga muutma ei hakka. See, milliseks kujuneb piletihind teistes maakondades, kus praegu sõit on tasuta, selgub novembri alguses. Aitäh! Nii, meil on siin 2 toredat inimest Pärnumaa ühistranspordikeskusest. Kõigepealt palju õnne selle tunnustuse eest. Kuidas endal mõtted ja tunded? Oskate mingeid nippe teistele võib-olla jagada, et kuidas nii hea tulemus saavutada? Kõigepealt ma pean ütlema, et meie projekt algas ju Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. 2-aastane toetus ja selle sama toetusega tulid siis kaasa ka Kagu ühistranspordikeskus, Tartumaa ühistranspordikeskus, Saaremaa vald ja siis ka Pärnumaa ühistranspordikeskus. Ja see oligi nagu see käivitav faktor, et see valdkond võtta siis nagu täiesti nii-öelda alustada nullist üles ehitamist tänapäevasel moel. Ja kui me seda hakkasime tegema, siis esimene asi, mis me otsustasime, et me teeme niimoodi, et kui see Euroopa rahastus ära lõpeb, et siis ei tuleks kõne allagi tagasiminek vana süsteemi juurde. Ja meil õnnestus see, et praegu meil Pärnumaa omavalitsused maksavad aastas umbes 1 miljon eurot selleks, et sotsiaaltransporti korraldada. Ja nad on veel rahulgi sellega. Mulle väga meeldis teie kõnes see pool, et ühistransport või sotsiaaltransport ei ole ainult puudega inimestele, et on lapsevankrid, on erineva võib-olla siis ajutise terviseprobleemiga inimestele, et me tõesti peaks ütlema, et see on kõigil inimestele. Jah, et nimetame seda ühiskonna poolt korraldatud vajaduspõhiseks transpordiks. Vajadused võivad olla erinevad. Kui on näiteks hästi suur sõitjate voog kuskil tiheasustusalal, siis ongi vajadus panna sinna suurem buss.
linnabuss, kui on mingisugune koht, kus väga harva käib või kus väga harva on inimesi, siis ongi vaja sinna panna nõudetransport. Kui on vaja bussi, mis oleks kohandatud erivajaduste jaoks, siis tuleb sinna selline buss saata. See kõik on üks tervik, see on ühiskonna poolt korraldatud transport vastukaaluks individuaaltranspordile. Aga oskate öelda, miks selle sotsiaaltranspordi ümber käib selline kuuma pudru juures hiilimine, et seda nagu eraldatakse selliseks väga niši teenuseks? Mul on selline tunne, et põhjuseks on võib-olla erinevate ametkondade vaheline vähene suhtlemine. Et iga nii-öelda silotorn võib-olla hoolitseb ainult oma valdkonna eest ja seda tervikut kui sellist ei nähta. Et mõnes mõttes tundub nagu, et kui sul ei ole nagu konkreetset teenust, konkreetse hinnaga, kus kõik kulud on nagu arvesse võetud, et siis oleks see just nagu tasuta, et me teeme seda kuidagi muuseas ära, et meie, ma ei tea, omavalitsuse oma töötajad teevad mingeid sõite autoga, mida nad muidu kasutavad mingil muul otstarbel ja nii edasi. Et kohati isegi ka paistab, et selline lähenemine on odav ja siis selline, mis on nüüd ühtselt korraldatud, et see oleks just nagu kallis. Aga tegelikult me nägime näiteks, kui vana korralduse järgi iga omavalitsuse sotsiaaltöötajad olid oma klientidega seal Pärnu haigla parklas, nendel oli nagu kokkutulek seal, siis praegu on ju niimoodi, et me korraldame nende sõitude liimimist ja sellel ajal, kui võib-olla kliendid on arsti juures, sellel ajal see auto võib-olla teenindab veel 3. või 4. klienti linnas. Et see, kui kõik kulud on nagu täiesti selged ja päevavalgel, see võib alguses ära hirmutada, sest võrdlusmaterjali ei ole. Ja teine asi on ka muidugi see, et kohalikel omavalitsustel sageli tundus, et kui see teenus on korraldatud nagu sugulaste poolt umbes, et meil raha ei ole, las sugulased toimetavad, et siis on nagu see mingi kokkuhoid. Aga tegelikult meil ei ole sellise asja jaoks ju Eesti riiki vaja. Eesti riiki on vaja just selleks, et aidata neid inimesi, kes on võib-olla oma elu ja oma panuse andnud omal ajal maksumaksjana. Et see, kes ei vaja sotsiaaltransporti, ta on nagunii võidumees eluloteriil, aga kes vajab, see on riigi mure, mitte sugulaste mure. 2023 on kohe lõppemas, et mis on mingi selline suurem tegu või inimese nägemus, mis jääb silma ja meelde? Ma arvan, et meie puhul on see, et me oleme nagu suutnud stabiilsuse saavutada pärast Euroopa Liidu rahastust. Et täna me võime öelda, et on juba tekkinud rutiin, et see on nagu normaalse elu osa, et selline teenus on olemas. Et selline on nagu minu nägemus praegu. Kohe algab ka 2024, et kas mingid uued plaanid on ka tulemas või olete nii-öelda stabiilsuse lainel? Vot selles valdkonnas on küll paigalseis on tagasiminek. Et arvestades seda, et me sõidame üle 1 miljoni kilomeetri aastas, siis ka autod kuluvad. Meil on praegu korraldatud niimoodi, et me oleme leidnud küll vedaja hankega, kes pakub kõige odavamat teenust, kuid sellel vedajal on olemas tavalised sõiduautod, aga erisõidukid, mis on siis ratastooli tõstukiga, 2 ratastooli kohaga, osad kohandatavad ka kanderaami jaoks, 4-rattaveolised, need oleme me ise oma keskusele ehitanud, me oleme need omanikud ja me anname need vedajale rendile. Selleks, et vedajad oleksid võrdses olukorras pakkudes oma hindasid. Ja meie uus väljakutse on nüüd see, et need autod on juba parajasti seal maal, kus sotsiaaltranspordi teenus võib nii-öelda kannatada selle töökindluse tõttu, mis on autodel siis ikkagi läbisõiduga tekib. Ja meil on plaan siis nüüd järgmised 6 erisõidukit tellida, mis oleks siis ka võib-olla arvesse võetud meie esimeste erisõidukite nii-öelda kasutamiskogemust. Et see on mõnes mõttes Eestis ka esimene ja unikaalne projekt, kus me tellisime 6 spetsiaalselt sotsiaaltranspordi jaoks mõeldud erisõidukit. Et me tegime seda ikkagi suhteliselt nullist, aga nüüd me oleme juba mitme aasta võrra targemad. Suur aitäh teile, tagantjärgi veel palju õnne ja soovin teile ilusat jõuluaega ja teguderohket uut aastat. Selleks suveks kavandatud piiriüleseid maakonnaliine Eesti ja Läti vahel ei tule. Eesti lõunapiiriäärsed ühistranspordikeskused soovisid Euroopa toetusfondi raha abil sel suvel avada 8 aastaks katseliselt bussiliinid Põhja-Lätiga.
Tõenäoliselt lükkub nende avamine aga järgmise aasta kevadesse. Probleemid tekkisid Eesti ja Läti erineva seadusandluse tõttu. Projektiga soovitakse katsetada Valga-Valka, Viljandi Valmiera, Võru Aluksne, Kilingi-Nõmme Valmiera ja Pärnu-Ikla Salaskriva bussiliini. Projekt läheb maksma ligi 400 000 eurot. Viitsemäe planeerimisregion, mis vastutab siis kogu Põhja-Läti ühistranspordi arendamise eest, ei saa tegelikult rahastada siis olemasolevate bussiliinide pikendamist siis üle piiri. Selle tõttu siis ongi see planeerimisregion pöördunud nüüd nii Transpordiameti poole Lätis kui ka siis ministeeriumi poole, et saada edasisi juhiseid. Regionaalministeerium tahab tõsta Pärnu maakonnaliinide kuupileti hinda 66%. Pärnumaa ühistranspordikeskus ütleb, et hinnatõus riigile erilist tulu ei tooks. Ministeerium tahab tõsta kuukaardi hinda Pärnu maakonnas 15 eurolt 25 eurole. Mis te arvate sellisest hinnatõusust? Ega eriti see meeldiv ei ole. Ma mõtlen nagu nendele, kellel on nagu vähem raha, et kuidas nemad nagu hakkama saavad. Kas teie kasutate 30 päeva kaarti ka? Ei kasuta. Mina olen pensionär, mina saan tasuta. Mujal Eestis, nendes maakondades, kus mindi tasuta ühistranspordid üle tasuliseks, on täna 25 eurot. Ja meie ettepanek oleks, et ka Pärnu ühtlustaks oma kuupileti hinna siis kõigi teiste maakonna piletitega. Mis te arvate sellest plaanist? No kõigepealt ettepanek tehti kaaluda võimalust, et meie sellise ettepaneku teeksime, et meie ise hindu ei tõsta, hinda tõstab minister. Kärpuk ütleb, et ajal, mil teistes maakondades oli tasuta sõit, teenis Pärnumaa ühistranspordikeskus tasulise sõiduga riigile 3 miljonit eurot tulu. Praegune hinnatõus tema sõnul riigile suurt raha ei tooks. Kui me vaatame, et aastas tuleb sealt võib-olla 130 000 eurot, aga me teame, kui suur auk, 10 miljoneid on tegelikult riigieelarves, siis see ei lahenda mitte ühtegi probleemi. Ministeerium ütleb, et järgmise aasta eelarves on ühistranspordi dotatsiooniks puudu kuni 46 miljonit eurot, kuid selle katteallikatest on veel vara rääkida. Põhiline on ikkagi ühtne süsteem, mis võimaldaks pärnumaalastel sama kuupiletiga sõita ka teistes maakondades ja vastupidi. Andrus Kärpuk ütleb aga, et sellist ristkasutust saaks luua ka hinda tõstmata. Näiteks on võimalik eraldi toode kehtestada nende inimeste jaoks, kes vajavad mitme maakonna kuupileteid. Või siis juba praegu need maakonnad, kus kuupilet on kallim, saaksid ju sõita meie odavama kuupiletiga Pärnu maakonnas juba ainult siis, kui see tarkvaraliselt ära lahendada. Kuna Pärnumaa on Eestis ainuke maakond, kus linna- ja maaliinidel on ühtne piletisüsteem, tähendaks maaliinide kuukaardi hinnatõus Kärpuki sõnul ka Pärnu linnaliinide kuukaardi hinnatõusu. Ministeerium soovib hinnatõusu kehtestada uuest aastast. Pärnumaa ühistranspordikeskus lubas oma seisukoha kujundada novembrikuus. Regionaalministeerium korraldab uuest aastast ümber maakondlike ühistranspordikeskuste töö ja kaalutakse ka nende ühendamist. Omavalitsused kardavad, et see halvendab kaugemate piirkondade ühistranspordi kvaliteeti. Eestis korraldab maakondlikku bussiliiklust 11 ühistranspordikeskust. Ministeeriumi sõnul on kindel, et uuest aastast korraldatakse nende töö ümber. Praegu kaalutakse ühistranspordikeskuste liitmist. Täna ei oska ma öelda, mitu keskust jääb alles. Me täna vaatame lisaks sellele, et mis võiks olla tulevikus see arv, millised võiksid olla ka need ülesanded, mis jäävad kohalikule tasandile ja mis on need ülesanded ja tegevused, mis on mõistlik tuua nii-öelda kesksele tasandile. Kui Hartman ei räägi konkreetsetest numbritest, siis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhi sõnul on ministeerium oma ettepanekus transpordikeskustele olnud siiski selgem. Ministeeriumi nägemuses on optimaalne arv 3-4, milline see siis täpselt on, ilmselt kujuneb siis nende konsultatsioonide käigus välja. Hartman ütleb, et rahalist kokkuhoidu ümberkorraldus ei anna. Tema sõnul on asja mõte ühistransporti paremini korraldada ja teha mugavamaks. Ühistranspordikeskused pelgavad aga, et läheb täpselt vastupidi. Kõige suuremad murekohad ongi see, et võib-olla selle ühistranspordi korraldamine kaugeneb sõitjatest piirkondade mõttes. Et praegu nagu tundub, et siiski korraldus on suhteliselt optimaalne. Nii Pärnu kui Viljandimaa ühistranspordikeskuste juhid ütlevad, et juhtimise tsentraliseerimise eesmärk on segane ja soovivad senise maakondliku juhtimise jätkumist. Mis meil nagu üldkoosolekul suurimateks muredeks omavalitsustel oli see, et ei saada päris hästi aru, et miks soovib riik vähendada Viljandimaa kohalike omavalitsuste otsustusõigust.
ise otsustada Viljandimaal toimuva üle. Ollakse mures selle üle, et ühistranspordiga liigume samas rütmis nagu ühel hetkel teehoiuga, kus siis Transpordiamet korraldab teehoiukava, kõige suuremat tähelepanu saavad teed, kus on hästi palju autosid ja kus on vähem autosid, see saab vähem tähelepanu. Ega see valmisolek ilmselt paljuski sõltub ka sellest, et mida ministeerium näeb, et uus ühistranspordikeskus, regionaalne ühistranspordikeskus, milliseid ülesandeid peaks ta täitma. Konkreetselt vastu ei ole. Teema väärib arutamist ja seda me ka see kuu teeme. Ministeeriumi sõnul võiks kevade lõpuks olla selge, kuidas ühistranspordikeskuste töö uuest aastast jätkub. Üheteistkümne maakondliku ühistranspordikeskuse juhid ning regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman vaidlesid täna Paides pikalt ühistranspordireformi üle. Kuigi otsusteni ei jõutud, saab ilmselt teoks ministeeriumi plaan ühendada praegused ühistranspordikeskused 3-4 piirkondlikuks transpordikeskuseks esindustega maakondades. Ministri ja ühistranspordikeskuste juhtide arutelu toimus kinniste uste taga. Minister Piret Hartman ütles pärast koosolekut, et eesmärk on muuta ühistransport kasutajasõbralikumaks, tuua rohkem inimesi seda kasutama ja muuta see efektiivsemaks. Üle-eestiline tervikpilt ja kuidas erinevad transpordiliigid näiteks omavahel toimivad, kuidas meil oleks võimalik teha ka erinevaid arendusi, teha paremaid hankeid. Need on kõik need küsimused, mis tegelikult ka täna siit läbi kõlasid, mis vajavad ka tulevikus lahendamist. Pärnumaa ühistranspordijuht Andrus Kärbuk lubas kuuldud info piirkonna omavalitsusjuhtidele edasi anda. No info on selline, et ühistranspordikeskuste liitmine kindlasti tuleb, sellega soovitakse lõpule jõuda selle aasta lõpuks. On see reform siiski vajalik? Majanduslikku põhjendust sellele ei ole, aga et sellest nagu hakkab kuidagi ühistranspordi kasutajate arv tõusma ja nii edasi. Eks me siis näeme. Viljandimaa ühistranspordijuht Kaupo Kase leiab, et ühendamine ühistranspordikeskuste tegelikke probleeme ei lahenda. Seetõttu Viljandimaa omavalitsusjuhid reformi ei toeta. Tänane ühistranspordikorraldus nende poolt vaadates on näiteks Viljandimaal hästi korraldatud ja sellist piirkondade liitmist või et ühistranspordikeskuste liitmist nemad nagu praegult õigeks ei pea. Kui me tahame nagu ühistranspordist rääkida nii, et parandame ühistransporti, siis on sinna hulk raha vaja. Ja maal inimesed tegelikult täna ootaksid ka sellist natuke mõnes kohas ka tihedamat ühistransporti. Millal ja mitu piirkondlikku ühistranspordikeskust tuuakse, minister Hartman ütlema ei soostunud, sest ees seisavad arutelud kohalike omavalitsustega. Isegi siis, kui me mõtleme selle peale, et me koondame võib-olla ühistranspordikeskused suurematesse piirkondadesse, peavad need inimesed alles jääma, kes koha peal neid küsimusi lahendavad ja korraldavad. Pärnumaa ühistranspordikeskus kuulutab välja riigihanke, et leida uus vedaja Pärnu linnaliinidele alates ülejärgmisest aastast. Eelmine 10 aastat kehtinud hankeleping aktsiaseltsiga Sebe saab järgmise aasta lõpus läbi. Uus vedaja peab suutma teenust pakkuda vähemalt 30 bussiga, millest vähemalt 5 peavad olema elektribussid ja vähemalt 25 gaasibussid. Elektribussid võetakse Pärnu linnaliinidel kasutusele esmakordselt. Uue 10-aastase hankelepingu eeldatav maksumus on üle 70 miljoni euro. Eelkõige me nüüd Pärnus läheksime üle siis osaliselt elektribussidele, see tähendab, et meil siis vähemalt 5 bussi peaksid olema siis täiselektrilised ja teiseks me loobume siis järgmises hankeperioodil diislibusside kasutamisest. Kuna Pärnu maakonnas arendatakse hästi intensiivselt rohegaasi tootmist, siis me sooviksime, et ülejäänud bussid, mis ei ole elektribussid, oleksid gaasibussid ja juhul, kui hind seda võimaldab, siis kasutaksid eelkõige kodumaist rohegaasi. Eesti ja Läti piiriäärsed ühistranspordikeskused tahavad avada katseliselt 2 piiriülest bussiliini Pärnu-Ikla Ainaži ja Valga-Valka. Esialgu taheti piiriülesed liinid avada juba eelmisel suvel ja esialgne plaan oli panna tööle 5 erinevat liini. Läti pool ei saanud aga õigust bussiliine rahastada ja projekt tuli ümber korraldada. Katselised liinid avatakse 1 aastaks, selle aja jooksul tahetakse Lätiga kokku leppida ka jätkamises.
Läti-poolsed partnerid oma riikliku korralduse tõttu ei saa osaleda selliste vedude finantseerimises, mis tõttu me siis pidime kogu finantseerimise korraldama Eesti poole poolt ja selle tõttu siis ka vajalik rahasumma oli suurem ja siis vastavalt liinide maht väiksem. Pikk plaan on see, et ikkagi pärast selle katseperioodi lõppu ei tuleks vahet sisse, vaid saaks juba jätkuda normaalne liiklus, kuid juba nende sõiduplaanide alusel, mis on siis katseperioodi jooksul välja selgitatud vajadustele vastav. Valgat ja Valkat ning Pärnut ja Salaskrivat ühendavad esimesi päevi regionaalsed bussiliinid. Piiriüleseid ühendusi taastades tuli ühistranspordikeskustele aga palju aastaid võidelda kahe riigi bürokraatiaga. Osa vajalikke liini on seni ikka avamata. Kaht riiki ehk kaksiklinnu Valgat ja Valkat ühendav bussiliin saabub Valga raudteejaama ajaks, mil siin kohtuvad Eesti ja Leedu raudteefirma rongid, et sõidutada reisijaid Tallinna, Riia ja Vilniuse vahel. Eelkõige on aga uus bussiühendus mõeldud kohalikule rahvale, kelle läbikäimine on tihe. Tegu on aasta kestva katseprojektiga, tehakse 3 reisi päevas ja kulud kaetakse Euroopa Liidu programmist. Täna me oleme prognoosinud, et seda pigem kasutavad siis pensionärid ja lapsed, kes saavad tasuta sõita. Kuigi on võimalik laiendada ka seda liini töötavatele inimestele, aga siis peavad need ajad lihtsalt nendele paremini sobima. Seni Pärnust Iklani sõitnud maakonnaliin liigub nüüd 10 korda päevas edasi Läti Heinastesse ja 2 korda päevas Salatsisse. Rahvas on kaua seda oodanud ja huvi on olnud suur ja pensionärid kindlasti on oodanud ja Ülepiiriliste liinide avamise peamine põhjus on taastada selline olukord, mis valitses enne piirikontrolli sisseseadmist, sest mõlema riigi piirialade elanikud on omavahel seotud tihedate perekondlike, elukondlike ja majandussidemetega. Ikla ja Heinaste vahel tuli rahval seni mitu kilomeetrit jalgsi liikuda, sest Eesti ja Läti erinev seadusandlus ei lubanud piiriülest bussi käima panna ja rahvusvahelised liinid tuhisevad neist kohtadest peatumata mööda. Meie mõistes on ta ikkagi kohalik liin, kuigi ta sõidab kahes riigis ja siis peabki siis arvestama nende rahvusvaheliste reeglitega, mis on natukene rangemad kui siseriiklikud reeglid. Piiriüleseid ühendusi oleks vaja ka mujal, Võru ja Aluksne, Ape ja Saru või ka Pärnu ja Limbasi vahel. Neid ei õnnestunud praegu veel luua. Juulist pandi katseliselt käima piiriülesed ühistranspordiliinid Eesti ja Läti vahel. Pärnu, Ikla, Ainaži, Salaskriva maakonnaliini ja Valka linnaliini on 1 kuuga kasutanud üle 2000 reisija. Kui palju inimesed sõidavad Lätti? Oleneb lihtsalt päevast, mõne päeva on 1-2, teine kord ei ole ühtegi, nii et väga palju Ainažisse ei lähe, see on ainult üle piiri natuke. Siit Pärnust läheb buss Ainažisse 8 korral päevas. Täna siin ühtegi reisijat ei ole, kes Lätti läheks. Kell on 11.40, buss läheb välja ja tunni ja 20 pärast on Ainažis. Pärnu, Ikla, Ainaži, Salaskriva maakonnaliin ja ka Valga-Valka linnaliin pandi katseliselt aastaks ajaks käima juulis. Ainažisse kokku päeva jooksul läheb 10 bussi, nendest 8 alustavad Pärnust ja osad siis alustavad siis sealt Äänemeselt. Ja nendest 10-st 2 lähevad siis edasi Salatskrivasse ja Valga-Valka praegu on käigus 3 väljumist. Algselt taheti katsetada kokku 5 liini, kuid Läti pool ei saanud õigust liine rahastada. Nii tõmmati liinide arvu kokku ja neid rahastavad vaid Eesti partnerid. Kärpuki sõnul on esimene kuu näidanud, et liine on tarvis. Esimese kuuga on olnud siis piiriüleseid sõitjaid nende 2 liinigrupi peale kokku 2200, millest siis 1300 on siis ütleme siin Pärnu maakonnas siis see Ainaži ja Salatskriva, siis ületab meie ootus juba praegu. Reisijad jagunevad üldiselt 2. Ühed liiguvad 2 riigi vahel praktilisest vajadusest, teised on turistid. Свой рейс начинали с Салацкривы. Просто экскурсия. Посмотреть всякие. Давно не были. Вот 30 лет назад была Pärnu. Вот и теперь мне родственники приехали сюда. I have started trip in Ainaži. I'm going to shopping mall and then I go to a little bit walking through the pedestrian street, eat something. Liinidega tahetakse jätkata ka pärast katseperioodi ja võimalusel proovitakse avada ka teisi piiriüleseid liine.
Riigikontrolli raportist selgub, et aina enam kulub raha maakondliku ühistranspordi ülalpidamiseks. Samas ei ole Regionaalministeerium suutnud paika panna, mis tasemel bussiliiklust on riik võimeline ülal pidama. Tööl käivate inimeste seas on ühistranspordi kasutamine viimase 10 aasta jooksul langenud. Samas nõuab see riigikaukast aina enam miljoneid. Kui 5 aastat tagasi kulus maakonna bussidele 43,6 miljonit eurot, siis mullu juba 72. Riigikontroll näeb siin Regionaalministeeriumi tegemata tööd. On aus tunnistada, et Eestis ei suudeta ühistransporti, maakondlikku ühistransporti pakkuda igasse külasse ja igasse kohta. Selleks tõenäoliselt eelarvelisi võimalusi ei ole. Aga see, mida ministeerium peaks keskselt koordineerima, on see, et meil oleks teada vähemalt see miinimumtase. Millistest kohtadest, kuhu peab igal juhul saama ka maakondliku ühistranspordiga? Peakontrolöri sõnul peavad üle riigi kehtima ühtsed standardid. Praegu sõltub maakondlik liinivõrk ühistranspordikeskuste rahalisest võimekusest. Regionaalministeeriumi ühistranspordi osakonna juhi Andres Ruubase sõnul peab hajaasustuses baasligipääsetavuse tagamiseks ehk tööle arsti juurde jõudmiseks olema vähemalt 3 väljumist päevas. Ta ei nõustu Riigikontrolli arvamusega, nagu oleks võimalik kehtestada üle riigi ühtseid nõudeid. Mõnel pool, kui me küsime nii-öelda koha pealt inimestelt ja ettevõtjatelt, siis nad ütlevad, et võib-olla 2-3 leibkonda peaks olema see miinimumpiir, kuhu ühistransport jõuab. Ja teistes piirkondades öeldakse, et võib-olla see 50 elanikuga asula või 100 elaniku asula. Riigikontroll toob murekohana välja, et ühistranspordi seaduses pole üheselt selge, millist liini peab korraldama ja rahastama riik ning mida omavalitsus. Ministeeriumi kinnitusel on seaduse muudatus plaanis. Kui liin on mõnes mõttes nagu eriotstarbeline, ta on mõeldud ka ainult eakate poodi sõidutamiseks või üksnes ainult kooli õpilaste jaoks, siis meil tekib küsimus, et kas ta peab olema just maakondliku liinivõrgus, sest et meie eesmärk on tegelikult pakkuda sellist universaalset ühistransporti. Sellised eriotstarbelised sõidud võiksid jääda pigem omavalitsuse korraldada. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhi Andrus Kärpuki sõnul peaks riik miinimumtaseme paika panema. Ise küsimus on, kas selle nõude täitmiseks on käigus bussiliin või kasutatakse nõudetransporti. Ühistranspordikeskused ongi huvitatud sellest, et sõidetaks just neid reise, mis on tõepoolest vajalikud. Siin ei saa alati panna piiri nüüd inimeste arvuga või tulukilomeetri kohta. Eelkõige ikkagi ühistransport ei ole mitte majandusvaldkond, vaid on regionaalpoliitiline valdkond. Ta peab tagama inimeste juurdepääsu teenustele. Pärnumaa ühistranspordikeskuse korraldatud Pärnu linnaliinide bussihanke aastateks 2027 kuni 2036 võitis aktsiaselts Sebe, mis teenindab Pärnu linnaliine ka praegu. Pakkumise tegi 5 ettevõtet, nende seas ka üks ettevõtte Lätist. Üks pakkumine kõrvaldati, kuna see ei vastanud nõuetele. Uuel hankeperioodil loobub Pärnu täielikult diiselbussidest ja lisaks biometaanil töötavatele bussidele võetakse Pärnus esmakordselt kasutusele ka elektribussid. Uus hankeleping algselt oli planeeritud 1. jaanuariks 2027, kuid ka vaidluste tõttu me pidime pool aastat edasi lükkama tähtaegasid ja nüüd siis uus hankeleping algab 1. juulist 2027. Ja üks põhjus, miks need tähtajad nüüd nii pikad ongi see, et ootavad Pärnu linnaliine muudatused, võetakse kasutusele siis 5 elektrilist bussi ja lisaks ka võib öelda, et enam ei ole meil ühtegi diiselbussi, kõik ülejäänud 27 bussi töötavad biometaanil. Mis see uus hankeleping Pärnu linnale maksma läheb ja kas see on nüüd ka kallim siis sellest praegusest hankelepingust? Jah, veidi kallim, umbes 5 miljonit aastas on siis kogu meie veomahu maksumus ja seda indekseeritakse iga kvartaalselt vastavalt tarbijahinna indeksile. Regionaalminister Hendrik Johannes Terras tutvustas valitsusele ühistranspordireformi kava, mis peaks tooma regioonide ja ühistranspordiliikide ülese ühispileti. Kulude kokkuhoiuks on kavas loobuda eakate ja koolilaste tasuta sõidutamisest maakonnaliinidel. Täna ostab maakonnaliini bussis pileti iga 3. sõitja, sest lastele ja eakatele on sõit prii. Kui eile valitsusele tutvustatud ühistranspordireformi kava teoks saab, siis jäävad ka pensionärid ja lapsed priisõidust ilma. Minu nägemuses on võimalik tulevikus sõita siis mõistliku hinnaga kuupiletiga, kuskile sinna 15-20 euro ringi. Arvutuslikult see peaks tulema ja üksiksõidu pileti hind pigem on see sümboolne kuskil 50-60 sendi ringi.
Riik doteeris maakonna bussiliiklust mullu ligi 76 miljoni euro ulatuses ning tasuta bussisõidu täielik kaotamine peaks aastas tooma 3–4 miljonit lisatulu. Ministri sõnul on muudatuse põhieesmärgiks hoopis saada piletimüügi abil selgus, kus tegelikult bussiga sõidetakse. Mina olen igapäevane maakonna bussi kasutaja. Ma ütlen teile, ilma valideerimata bussi ei pääse ja meil on tänapäeval olemas mobiilipositsioneering. Selleks ei ole vaja piletiraha koguda, et kindlaks teha, kes ja kuhu sõidab. No, eks neid erinevaid lugerisüsteeme ja validatsioonisüsteeme on erinevaid, aga lõpuks selle teenuse määrab see, et kes seda teenust kasutab, kes sellest maksab. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul on Reformierakond esialgu muudatuse vastu. Me oleme tänases seisus vastu selle tõttu, et see ühistranspordi ümberkorraldamine ei ole veel nagu välja toodud komplekssena, et selle üle saaks otsustada. Ja, ehk siis kui tuleb nagu täielik lahendus, mida ellu hakata viima, siis on ka näha, et kas on seal siis tasuline või mittetasuline. Linnade ja valdade liidu juhi Veiko Luhalaiu sõnul löövad igasugused sellised muudatused omavalitsuse rahakoti pihta. Kohalik omavalitsus oma inimeste transpordi peab tagama, isegi kui riik midagi vähendab, siis ei saa jätta inimesi ilma liikumisvõimalused. Seetõttu igasugused sellised liigutused, kus rahastus väheneb, on meie arvates ebaõiglased. Kohalikel omavalitsusel on tulenevalt seadusest kohustus õpilaste kodu- ja koolivahelised sõidud kinni maksta. See puudutab ka riigikoole, kus on kohustus kinni maksta. Ja põhimõtteliselt on see pigem raha ühest taskust teise tõstmine. Rääkimata sellest, et kohalike omavalitsuste eelarvetes seda raha lihtsalt ei ole. Kui riigil on häda käes, siis Kärpuki sõnul tasuks kaaluda muid võimalusi. Näiteks praegu üle Eesti on osalise töövõimega inimestel on nagu tasuta sõit. Enamus nendest käib täiskohaga tööl. Kindlasti on seal võimalik nagu saada mingisugust efekti. Põhja-Eesti ühistranspordikeskus on juba aastaid rääkinud priisõidu kaotamisest ning keskuse juhi Andrus Niliski sõnul võiks eakate ja koolilaste pilet olla tavapiletist 40% soodsam. Aga priisõidu kaotamisest veelgi olulisem on tema hinnangul, et riik suudaks paika panna, mis tasemel ja tihedusega ühistransporti suudetakse inimestele tagada. Siis on ka nagu selge nii meile kui ka reisijale, mida siis selle raha eest nagu saab, mida riik tellib ja mida siis ei saa. Et täna on natukene nagu teeme, aga reegleid ei ole, mille järgi teha. Tasuta sõit maakonna bussides peaks ministri sõnul läbi saama hiljemalt järgmise aasta alguseks.